Tere kõikidele, ajuloputus! Ja avama silmad vaatajatele ja kuulajatele. Alustame oma 7. episoodiga juba ja nagu ikka, alustame eelmise osa kommentaaridest. Vaatame üle, mis meil seal on. Ja võtame siis kõigepealt avama silmad alt. Siin on üks kommentaar ainult vist, mida üldse vaadata. Ja kuidas kommenteerite meditsiinimeediumite tema toitumissoovitusi? See läheb üsna palju vastu teie soovitustega, eriti liha, rasvade, puuviljade koha pealt. No meditsiinimeediumi kohta on minu käest palju küsitud. Olen seda teemat vist tegelikult ka kuskil nagu jaganud või öelnud selle kohta, et tänapäeval on ikkagi väga palju see, et paljud õpetajad on ikkagi maatriksi manipulaatorid. Ja kuidas seda saada aru just selle meditsiinimeediumi Anthony Williamsi poolt on see, et võib-olla võiks vaadata tagasi seda lugu, kuidas ta oma teekonnale sattus. Ja see lugu on jälle selline, kus ei ole mitte sellist armastavat loojat, algallikat, kes annab sulle nagu vaba tahte. Et seal on tegelikult, sina vist ei tea seda lugu, ma arvan. Vaata, mul seal kapis tema 3-4 raamatut laus on, aga ma pole ühtegi lugenud. Et ma nad endale soetasin mingi hetk, aga plokk on pea. Et ma olen nii palju ka kuulnud nagu seda, et siuke sekt ja siis pärast, kuidas osad need inimesed ärkavad ja siis näevad ja saavad aru, mis jama on ja et sa võid oma selle loosi ja veel kohe otsa rääkida. Kurb ongi see, et sellest on saanud sekt. Et kui inimesed pimestatakse täiesti ära millegiga ja nad jälgivad ainult seda, mida ma ka aastaid nägin, et inimesed joovad oma sellerimahla ja pead on juba kärnas ja juuksed kukuvad välja, aga ikka usuvad sellesse ja siis joovad. Kas kuskil oligi mingi info, et see põhjendus nagu, et jaa, et see on nii oma ajast ees, et siin polegi nagu mingit teaduslikku põhjendust taga või nagu teadusuuringuid või miski siuke teema selle, et jah, et see on oma ajast nii ees. Aga igal juhul ta oli laps. Ja siis ta mingi vaimaks temaga rääkima, et hakka seda tegema. Siis ta ei olnud nõus sellega. Ja siis ta võeti ta koer või koer sai siis surma seal või midagi. Siis öeldi, et me äratame su koera ellu tagasi, kui sa oled nõus selle teekonna vastu. On siis ise seda rääkinud või? Jah. Et vaata, see on jälle see koht, et ma nagu surun sind läbi mingisuguse manipulatsiooni. Ma tahan täna nii rääkida nendest hingevanglatest ja korraks hingeteekonnast, eks ole. Et see on see, et see ei ole vaba ja tal on hästi palju nagu infot, ma ütlen, mis on okei. Aga tegelikult tuleme korraks siia, mul ju seal Facebookis läks ju just paar päeva tagasi nagu hulluks andmiseks selle lihasöömise teemal. Et ma postitasin, et mis toimub Eestis veisaklihaga. Ja siis sinna alla kirjutas üks naisterahvas, eks ju, kelle ma ikkagi praegu ära blokkisin, sest see on energia raiskamine nendega kakelda. Absoluutselt nõus. Ta siis ise väitis, eks ole, et ta on 20 aastat India valgustunud meistrit käe all õppinud. Ta on siis olnud 11 aastat taimetoitlane, aga nii mürgine, sapine, agressiivne. Ma ei tea, mis ta seal õpib huvitav. See või nii hea kommentaari sinna vastust, et näha on jah, et taimetoitlane. Jah, et taimetoitlastel on närvid läbi, kurjad kogu aeg. Sest et maandust ei ole, aga meie aju tahab saada rasva. Ja see on see põhiteema, mida ma kogu aeg räägin, et mõistus nagu aju kärpub ära lihtsalt ilma selle rasvata. Et ma ütlesin kuskil ka, et kuidas inimesed, ma olen vist enne küsinud seda, et kuidas see on selektiivne, see mida nad usuvad ja ei usu, sest Matrix teeb vaata hästi palju filme veganlusest, on ju, vaata Hollywood, kõik see Joaquin Phoenix tegi kunagi Earthlings ja siis Arnold Schwarzenegger tegi, mis selle filmi pealkiri on, ise sööb liha 2 suupoolega, on ju. Et Matrix hullult propageerib veganlust ja siis inimesed arvavad, et see on okei, aga muud asjad, mis Matrix teeb, on nagu halvad. Ma ei saa mitte midagi aru. Et see on nagu minu jaoks nagu väga segadusse ajav. Nii et ja mina oma koha pealt võin öelda, et peale seda, kui ma hakkasin uuesti liha sööma, mul ikkagi kõik kordades paremaks läinud. Sa olid ju ise ka ilma lihata päris pikalt. 11 aastat. Aga mulle muidugi selles mõttes, ma ei visanud kunagi piimatooteid ja mune välja. See mind, ma arvan, ka päästis, vaata. Et ma tegin veganlust ülilühikest aega. Minu video alla siia on jäetud kommentaar, et
kas sa mõistad, et tembeldad praegu 80% inimkonnast nartsissistideks? Milline lapsepõlv meil on olnud? Me oleme kõik ebakindlad ja reageerivad, kes on sündinud 50-ndatel, 80-ndatel aastatel. Noh, jah. ise just. No, jah. Ise just oma väidet tõestas. Jah, põhimõtteliselt küll. Nii lihtne ongi. Jah. Väga hea info hetkel minu lemmik Eesti podcast. Aitäh. Ainus asi, mis kõrva kriipima jäi, oli soovitus töötada 30 päeva järjest ilma puhkepäevadeta. See soovitus on Eesti inimesele, kes ei oska puhata niigi hull. Appi ta siis töötabki end surnuks. Läbipõlemist on isegi palju. Et ma vist ikkagi ütlesin seal ja ma ei tea, kas inimesed panid seda tähele jälle, aga seda ka, mis Alex Hormozi ütles selle koha pealt, see soovituse koha pealt, siis sa näed, et sa suudad midagi teha, kui selleks on vajadus. Sa ületad iseennast. Ja seepärast ma just sulle ütlesin ka, et mulle alles hiljuti siis tuli ette selline mees nagu David Goggins, keda mina ei olnud enne nagu näinud ega jälginud. Ja tema on siis must mees, kes on siis täna saanud, ta teeb tippmaratoni jooksja, ta võib teha 24 tunni jooks üle 4000 kätekõverduse, ma ei tea mis. Siis tema räägib, kuidas ta tuli, oli täiesti, tuli hästi traumatiseeritud lapsepõlvest, on ju, tal oli isa mingisugune gangster. Peksis ema, peksis teda, kõik selline. Ja siis ühel hetkel, kui ta siis suur oli, siis ta oli ülekaaluline 300 poundi, ma ei tea, mis see siis meil on mingi üle 150 kilo või midagi selline. Ja siis ta tahtis minna USA armeesse. Ja see Navy Sealiks, eks ju, mereväkke. Ja siis seal öeldi, et sul on 3 kuud aega, sa pead pool oma kaalust kaotama, et see pole võimalik. Tema otsustas, et on võimalik, eks ole. Ja tänaseks siis ta on nagu tõestanud, et inimene tegelikult suudab saavutada, mida iganes ta tahab, aga selleks on järjepidevus ja distsipliin. Ja enda ületamine. Ja uskumused. Ja uskumused, aga kõik tahavad seal teki all soojas olla, mitte kell 4 hommikul üles tõusta ja hakata ennast ennast ületama. Ja see on tegelikult üks põhjuseid ka, miks me mitte kuskile ei jõua, meie enda meel. Võtan ühe kommentaari veel siit, et suured tänud silmade avamise eest. Esimese raamatu lugesin läbi 2 ööga. Sinu avama silmad raamat siis. Wow. Enam und ei saanud hommikupoole. Ma ise olin samamoodi 2 päeva ja raamat läbi. Ja kerge. Aga lähme edasi oma tänase põhiteemaga. Lähme edasi oma tänase teemaga, aga räägime kõigepealt sellest ühest teemast, mida ma postitasin. Räägime paar asja siia algusest, ma tahan rääkida suhkrust veel. Ja siis ma tahan rääkida hingevanglast, hingevangistusest. See on ka tegelikult selle teema juurde oluline, sest me hakkame täna rääkima armastusest maatriksis. Nii nagu me eelmine lubasime ja inimesed, sest nad juba ootavad seda teemat. Aga 2 asja, võtame korra suhkru ette. Tahan inimestega jagada seda, mida ma nüüd ise olen kogenud, nagu nüüd on juba kuid, kus ma siis enam valget suhkrut ei tarbi üldse. Mingites kohtades siiski söön puuvilju, mingis koguses, vähem ett, aga kõik jahulised, suhkrulised, kõik siuksed asjad on maas. 3 valget, su ema hästi ütles. Ja ma piimatooteid tarbin, toorpiima ma tarbin. No aga vaata, seal on ka juba suur vahe, kas see on toorpiim või see on nagu pastöriseeritud piimatoode, ületöödeldud piimatoode. Homogeniseeritud, pastöriseeritud. Aga mida ma kogen, mida ma tahaks väga inimestega jagada, on see, et mu teadus on hakanud sellisel kiirusel avarduma, et see ei ole võrrelda sellega, mis mul enne toimus. Ma ikkagi väga palju see on kogu aeg downloada. Aga nüüd on ikkagi läinud see nagu kordades suuremaks. Ja siis ma käisin ükspäev kinos vaatamas üks filmi nagu Marty Supreme. See väidetavalt on nartsissist kust noormehest. Väga huvitav, tasub minna vaatama jälle. Aga siis ma istusin kinos, mulle järsku näidati nagu kuidagi selle filmi ajal ja selle filmiga seotud, et meie kroon tšakra on nagu nimetatakse lootuse õieks. Siis näidati, kuidas see lootusõis on kinni, siis kui suhkrut enam ei söö, kuidas see nagu lootus läheb õide lahti, et kõik need kanalid üleval avarduvad. Et see suhkru manipulatsioon, miks seda igale poole pannakse, see on nii meeletu või nii sügav tegelikult. Ja mida ma siis veel hakkasin kogema, oli see, et süda hakkas lahti minema. Ja loomulikult süda läheb ka suhkruga kinni, sest ta viib meid ellujäämistasandile, aktiveerib selle närvisüsteemi sümpaatilise närvisüsteemi võitleja põgene. Ja see on üks põhjus, miks me teineteisega oleme ka tundetud. Meil on vähe empaatiat,
miks me ei hooli teineteisest, et suhkur on ka üks suuri asju, mis hoiab meid kogu aeg ellujäämise tasandil, see on nagu nii oluline tegelikult taibata. Nii et ma pean tõesti tõdema, et see on ikkagi, see on selline muutus, mida ma tajun rääkimata kõikidest muudest asjadest on tulnud juurde keskendumisvõimet, järjepidevust, energiat, noh, see on hästi palju asju. Aga lihtsalt ka spirituaalse tasandil tohutud muutused. Ma teen nüüd väljakutse ka inimestele 1. veebruarist 30 päeva suhkrust vabaks. Et kellel ikkagi vähegi seda kohta on sellest sõltuvusest vabaks saada. See loob ellu tõesti mega muutuse, nagu päriselt. No, absoluutselt nõus. Mul üks sõber luges huvitavat artiklit, raamatut, et kuidas nendesse, ma ei taha öelda toitu, vaid see jama on ju, mida siis inimesed söövad, kus see suhkur sees on, lisatakse ka kokaiini, et on võetud proovid ja leitud sealt, et inimene jääkski sõna otseses mõttes veel rohkem sõltuvusse. Aga siis ma mõtlesin vaadata uuringut, et suhkur on nagu 6-7 korda rohkem sõltuvust tekitavam kui kokaiin, miks nad üldse seda peavad sinna siis lisama, on ju. Aga lihtsalt, et sulle ei öelda kõike, nagu, mida sinna sisse pannakse. Ja inimesed, nagu, kui sa ütled sõna suhkur, nagu, see ei tundu nagu mürk, on ju. See ei pruugi nagu kohale jõuda, et me võime siin küll rääkida, et jaa, suhkur, mürkisuhkur, kõik on kuulnud, suhkur on valge surm, aga see ei jõua nagu päriselt, et inimene ei saa aru, mida see suhkur taga teeb, seniks, kuni ta ei tule väljakutsesse ja ei proovi ära, on ju, mis ta 30 päeva ilma suhkruta mis ta tunneb. Ja just see, ja nüüd ma olengi nagu, vaata, ma pean ütlema, et viimased kuud ja nädalad on minu jaoks olnud ka väga rasked. Mida rohkem mu teadus avardub ja lahti läheb, ma hakkan nägema selliseid tasandeid ja kihte, mida on väga raske seletada kellelegi, kes ei näe veel. Ja ma aina enam näen, mis siin toimub tegelikult. Ja siis, kui ma nüüd vaatan ringi ja näen, kuidas iga nurga peal on kohvik või pagarjärgi, mis, et igal pool on see narkootikum lihtsalt ja see on pakendatud nii ilusaks ära, silmale tehtud, no vaata neid kooke, vaata neid ekleere, vaata neid saiakesi, sa lähed sealt pagarjärist mööda, milline lõhn. Aga samas see suhkur ja see valge jahu koos hävitab täiesti ära su tahtejõu, sa ei saa, miljonäriks sa ei saa, oma hingeteele sa ei lähe, on ju. Üksikud võib-olla närivad sellest läbi, aga tavaliselt siis mingite teiste vahenditega. Et see on tegelikult äärmiselt julm ja nüüd, kui ma filme vaatan, siis igas filmis ju näidatakse, keegi toob jälle koogi, keegi läheb külla, lähme sinna kohvikusse, sööme seda. Kogu aeg on see sinu alateadvusesse, see programm ees, ainult näidatakse. Sama nagu kohviga kas või on ju? Jah, täpselt. Igal pool filmides, raamatutes. Ja iga nurga peal on need kohvikud. Ja sõbrannaga läksin just üks päev sööma, käisime väga toit oli. Ja siis tuleb ettekandja, et kas tahaks magustoitu, nii sügaval sees on see, et jah, tahaks sinna lõppu, kas me mõlemad ei söö suhkrut, siis ütlesime ka, et me ei söö suhkrut. Aga see tunne, et kuidas see impuls on nii sügaval sees, nagu jah öelda, aga tegelikult see on siin võideldakse mingite heroiinide ja kokaiinide, ma ei tea, mis asjade vastu. Ja tõesti, see suhkur on tegelikult nii räige, et inimesed ei anna endale üldse aru sellest. Väga karm. Väga. Mul meeldib hästi siin veel see Sergei Saadi näiteks on seda ka maininud, et need jälle iga nurga peal tulevad uued pagarjärid, saiapoed, koogid, tordid, aga kus meil ongi getokohvik, lihunikupood on ju, miks neid ei tule juurde? Täpselt, miks neid nagu seeni peale vihma juurde ei tule on ju? Ei no need lastakse kõik põhja vaata. Samamoodi nagu praegu ju süstemaatiliselt põllumajandust ja väike põllumehi üritatakse. Kõik ju need ikast mingid linnu, ma ei tea, gripid jälle. Ja hävitame kõik loomad ära ja. Ei jõua enam vaadata seda kõike lihtsalt. Ja siis teine teema, mis ma tahtsin rääkida, oli me teeme naistega praegu 12 nädalast väljakutset on ju, et naiselik tarkus ja siis seal keegi ütles, et me ise hingedega oleme valinud siia selle kogemuse, siis mul läks kohe nagu punane tuli põlema, sest ma tean ammu seda, et me ei ole valinud. Ma küll hakkan seda seal rääkima, aga ma tundsin, et me peaks inimestele seda rääkima. Sest ma hakkasin aastaid tagasi nägema, kuidas kõik räägivad see reinkarnatsiooni tsükkel ja siis sa lähed sinna ülesse, sulle näidatakse siis nagu sellist, ma ei tea, antakse valida näiteks mingite elude vahel ja seal on erinevad õppetunnid ja enne kui sa alla nagu tagasi tuled. Ja siis sa valid sealt, aga nagu paljud teavad tänaseks on, et mina teen ikkagi tööd nagu väga võtan inimesi, kellest tulevad väga rasketest traumadest.
ja ma olen ju neid jutte juba kuulnud 13 aastat ja siis mõelnud küll, et no kes see valib omale mingi sellise kogemuse, et ma ei tea, isa vägistab teda 8 aastat või ma ei tea, isa ähvardab kogu aeg ema ja kogu perekonda kodus relvaga ja peksab ema ja peksab sind. Kes see valib neid kogemusi, on ju? Et suht ajuvaba minu jaoks oli siis juba. Siis mulle ühel hetkel näidati, et jah, tõepoolest, et ega inimene ise ei vali, vaid inimene või see hingetasand veendakse seal valima, et need on su õppetunnid ja see on su karmapuhastus ja et veendakse valima. Sa pead ise vastu võtma selle. Aga mis ma olen aru saanud, et sulle tegelikult ei näidata kogu pilti täielikult ära, mida sa siis kogema tuleb. Manipuleeritakse, et sind siia tagasi alla saada. Ja, et sa nõustud siis uuesti alla minema, võtad nagu selle vastu, võtad selle lepingu vastu. Aga jah, et 2024. aasta talvel, ühel talvisel õhtul mulle näidati siis teaduse tasandil, mind viidi siis nii-öelda siis planeet Kuule, mida siis peetakse kõik kummardavad seda kuud siin ja jälgivad igasuguseid kuutsükleid. Aga kui mind teadusega siis sinna lubati, siis ma nägin siukseid massiivseid väljasid, mida ma isegi inimmõõdetes ma ei oska kirjeldada. See, ma ei tea, seda ei ole võimalik niimoodi nagu kuidagi sõnadesse panna. Ja seal olid hinged nagu kõik puurides, mida mulle nagu näidati trellide taga nii-öelda. Ja siis ma saingi aru. Kuu peal, jah. Et see on kogu siis hingevangla on kuu peal. See on siis see inkarnatsioonitsükkel, et hing sureb ära, läheb valgusesse, tõmmatakse sinna kuu peale, hoitakse sind seal niiga, kui saadetakse siis see tsüklisse tagasi. Nojah, miks meile õpetatakse, et pead valgusesse minema, on ju? Sellepärast, et sind siia tagasi saada. Aga mis siis saab, kui sa peatud, ei lähe valgusesse, vaatad selja taha? Jah, ebamugavasse tundesse pead minema, võtta jälle nagu ma ükskord ütlesin, et tee taevasse tundub põrgulik ja tee põrgusse tundub taevalik, et lähed teises suunas nii-öelda. Ja siis seda võib siin maises elus nagu ka ju väga hästi näitena tuua see, et tee taevasse tundub põrgulik, ehk et näiteks täpselt, et sa ei tohi suhkrut süüa, sa pead treenida, distsipliin on ju, aga samas see, et tee põrgusse on nagu taevalik, et sa istudki diivanil päevad läbi, scrollid, ei tee trenni, sööd McDonaldsit. Täispõrgu. Samas on põrgu, aga tee tundub nagu taevalik on ju. Täpselt, aga nii ongi tegelikult siin tasandil ka. Ja siis ma saingi siis ka näidata, eks ole, et see leping, mis sa seal maatriksiga hinge tasandil sõlmid, on igal juhul selline, et sa toodaks siis maatriksi jaoks seda hingepiina energiat, seda kavahi. Ja siis sind siia alla saadetakse. Lapsepõlv siis seab sulle selle eelistuse ära, pärast sa teed juba ise edasi, sest programm juba jookseb. Ja kui inimene täna siiamaani jääb siia ütlema seda, et kui ta kellelegi ka ütleb teisele, et sa ise oled hingena vanid sellise kogemuse, et siis on see spirituaalne gaasi keeramine, gaslighting. Et ei ole keegi valinud sellist kogemust vabatahtlikult, see on maatriksi manipulatsioon. Ja et samas mingil määral see nagu on nii ja mingil määral ei ole, et selles mõttes, et midagi sulle näidati, sa allkirjasid, sa olid nõus, aga siis midagi jäeti näitamata, manipuleeriti, nii et läbi pettuse. Ja nii et tegelikult, aga kui on kõik, mis on pettusega tehtud, ei ole tegelikult õige. Ehk täna peaks lõpetama ära sellise juttu rääkima, et sa oled ise endale selle kogemuse valinud ja see õpetab sind ja kindlasti õpetab. Väga õpetab küll, enam mitte sellist kogemusi valima. Et jah, et praegu siin tasandil spirituaalsuses on ka nii palju mürki, ma näen. Et see on täiesti lõputu, sellest võib täiesti eraldi episoodi teha rääkida, mis mürke siin kõik täis on. Et inimene võiks nüüd hakata selles mõttes lahti ütlema sellest lepingust, sest välja tulema ja vabaks saama. See on võimalik. Jaa, kindlasti, et aga ta peab ise ennast ära vabastama, see programm on kahjuks, vaata. Sa võtsid alguses selle lepingu vastu. Nüüd see programm laeti sul alla läbi vanemate või selle kogemuse, mis algselt said. Täna siin sina pead ennast ise ümber programmeerima, sul on see võimalus olemas, sul on see vaba tahe olemas. Aga sa pead seda ise hakkama tegema, võt seal on see. Tee põrgusse tundub taevalik ja tee taevasse tundub põrgulik. See on nüüd sa pead sellest põrgust läbi minema, et sinna taevasse saada. Et midagi teha ei ole. Ja siin on vaja distsipliini, siin on vaja tahtejõudu, siin on vaja võtta kätte. Täna hakkame rääkima väga paljudest asjadest, et enda vabaks tegemine on ainult ise enda töö. Keegi teine seda aidata ei saa, teha ei saa sinu eest. Aga tänane põhiteema meil ju ongi armastus. Armastusest, jah. Maatriksis.
kuidas need hingekesed siin hakkama saavad või ei saa. Et praegu meil on ju käes tulihobuse aasta. Jaa, tulihobuse aasta on armastuse aasta. Ja väga paljud ilmselt mõtlevad, et ma saan uue paarisuhte või mis iganes on ju. Ja see ei ole päris see, mida ma mõtlen, kuigi see aasta võivad väga paljud uued suhted alata. Ja mis see aasta veel on, väga paljud inimesed, kes on kaua üksi olnud, võivad tõesti leida endale kaaslast. Et selles mõttes on see aasta selline väga huvitav aasta. Aga ma vist kuskil ütlesin seda välja ka, et hobune on hästi intuitiivne loom ja hobune viib sind sinna, kuidas sinu enda seisund on. Et kui sa talle selga istud, tema tunnetab ja tajub sind, kas te sõidate koos põrgusse või te sõidate koos paradiisi, sõltub ainult sisemisest seisundist. Hobune, nagu eelmine kord ütlesin selle AI kohta, et kui sa oled loll, siis see võimendab seda, kui sa oled tark, siis ta võimendab seda. Hobune hakkab võimendama seda, kus kohas sa praegu oled. Ja selles mõttes ta ei jäta nagu midagi nagu lahti võtmata, lahti lammutamata, et hästi selgelt toob selle tõe nagu ilmsiks välja. Ja siin ei ole midagi muud, et kedagi teisse süüdistada ei saa, et sa kas võtad täieliku vastutuse, täieliku, või siis lähed nii-öelda võrgusse ja jäädki sinna ohvri rolli, eks ole, nii kui sa otsustad sealt välja tulla. Nii et hobuse aasta selles mõttes on väga põnev aasta, aga mis tegelikult, et universumi tasandil tõesti armastus hakkab tagasi tulema, seda energiat hakatakse aina enam nagu meie sekka laskma. Aga nüüd me hakkamegi rääkima siis sellest, mis on päriselt üldse armastus. Ja räägime kõigepealt lahti sellest, et Matrixis on ümber pööratud armastuse programm, eks. Matrixis on hirm. Siin ei ole armastust. Me oleme seda tegelikult lahti seletanud ka miks, eks ole, kuna Matrix on loodud saatana poolt, kellel armastust ei ole, kellel on ainult hirm, siis tema on loonud, siis looja on siis loonud selle universumi, Matrixi universumi enda näo järgi. Ja mõni aeg tagasi hakati mulle näitama sellist nägemust, kus mees ja naine olid nagu käest kinni hoidsid ja siis mõlemad nagu kaldusid tahapoole, aidates teisel siis nagu vaata tasakaalu hoida. Ja siis näitasid, kuidas nad keerlevad ja sellest keerlemisest tekib siis see looming või see energia, mida nad siis oma eludes loovad, aga mõte oli see, et mõlemad aitavad teineteisel tasakaalu hoida koos seda loomingut luua. Ja siis näitas, et mis siis saab, kui üks lahti laseb või mõlemad lahti lasevad. Mõlemad kukuvad pikali, teineteisel tasakaalne hoida ei aidata. Mehest saab, nagu ma olen enne öelnud, saatana arhetüüp ja naisest saab siis prostituut. See võib ka selles mõttes siin elus vahetuda, aga naine võib olla saatan ja ka mees võib olla prostituut. Ja? Aga lihtsalt, et üksinda, kui meil ei ole seda toetust nagu vastas, siis me üksinda olles, kui me oleme poolikud, siis me olemegi see, kas siis saatan või prostituut. No aga kui nüüd on 2 meest või 2 naist seal? See on lihtsalt täielik nagu Matrixi välja mõeldes, ma isegi ei taha sinna minna. Ma kuskil jälle nägin täna mingit, ma otsisin ühte pilti nagu paarist. Siis tuleme need gei ja lesbi paarid, need pildid, ma tundsin sees, kuidas ma ärritusin nagu 200-ga. Taha seda jama näha. Nagu päriselt, nii et sellest me siin ei räägi. Me räägime hingelistest inimestest, meestest ja naistest. Aga Matrixis on ümber pööratud armastuse programm, mis on selline nagu, ongi nagu nartsissistil on selline, eks ole, illusoorne armastus ise enda vastu, ta teisi ei taju ja siis nad nagu, tal ei ole vahet nagu, mis teised tunnevad. Ehk 80% inimestest räägid praegu, jah? 80% inimestest on kõik sellised. Ja temal ei ole vahet, mis teised kogevad, mis teised tunnevad, on illusoorne armastus, aga ta tegelikult ennast ei armasta. See on võlts kõik. Et see ongi nagu nii habras on kogu see teema, seepärast on vaja kontrollida ja kõiki muid asju teha. Aga mis toimub meil täna paarisuhetes, et Matrixi tasandil on hästi palju kannatust paarisuhetest, me kõik teame seda. Ja see saab alguse, nagu me oleme siin ka rääkinud, lapsepõlve traumadest, et sa hakkad siis kordama põhimõtteliselt seda
programmi, mis su vanemad siis sulle edasi on andnud, et see, kuidas su vanem sind on kohelnud, see saab sinu jaoks armastuse programmiks. Sinu jaoks on see normaalsus, kuigi ta ei ole normaalsus, aga sinu jaoks saab see normaalsuseks. Et kui keegi siis, nagu öeldakse selle venelaste kohta, et kui peksab, siis armastab, see on programm. Ja kui sina seda usud, kui vanemad on nii teinud, siis järelikult sa lähed edasi ka oma elus nii. Et kui mu mees mind armastab, siis ta ikkagi peksab mind või mis need uskumused siin on, et kui inimene on armukade, siis ta armastab mind. Sellel ei ole midagi tegelikult sellega üldse pistmist. Ja maatriksi tasandil siis on jälle ju põhieesmärk, eks ju, toota kannatusenergiat kogu aeg. See on põhivõti kõikides asjades. Ja sellepärast siis viiakse inimene mitte enese armastamisse, vaid inimene viiakse enese vihkamisse läbi trauma. Ja nüüd selles enese vihkamises hakkab mina elu looma. Ja see enese vihkamine, see on nagu, see on nagu viirus. Et ma annan seda kõikidele enda ümber edasi. See ma panen hästi huvitavalt tähele oma teraapia klientide hulgas, et me teeme ühega tööd ja teine ei tee endaga tööd. Ja siis see teine... Paarid siis nii-öelda, kes tulevad? Ütleme, et jah, näiteks, et üks teeb endaga tööd, aga näiteks ainult üks inimene tuleb minu juurde. Ja siis see teine kodus ei tee endaga tööd, ta on ikka oma selles kannatuses. Ja siis ta tahab seda teist ikka sellesse kannatusse tagasi tõmmata, et kannata koos minuga. Et kuidas sina nüüd enam ei kannata, kuidas sa libised ära? Et meil oli enne nii hea koos olla, vaata. Sina kannatasid ja mina kannatasin ja siis me kaklesime kogu aeg ja siis me kinnitasime üksteisele seda mustrit, millega me mõlemad harjunud olime. Aga nüüd sina hakkad nagu välja tulema, sa muutud, sa ei kannata enam, sa julged ennast valida. Sa teed mingid asju teistmoodi, sa sead piire, sa ütled mulle välja midagi. Täitsa jamana. Et ei, sa pead koos minuga edasi kannatama, see ei ole loogiline. Ise välja tulla ei taha kannatusest, ise kannatab edasi. Aga mis on need lahendid on tavaliselt, minnakse lahku või? See sõltub hästi sellest jah, et sest vaata, suhe, mille mõlemad ühel hetkel valivad selle koha pealt, kus nad veel ennast ei armasta. Kui üks hakkab ennast armastama ja teine ei hakka, siis ühel hetkel lähevad. Niikuinii. Aga teine võib järgi tulla, see on ju jälle vaba valik, keegi keela sul ennast armastada. See ei ole mingit reeglit, et ei tohi. Aga lihtsalt, meeste puhul ma märkan seda eriti, et neil on väga keeruline seda teha. Naised kuidagi tulevad kergemini teraapiasse ja on rohkem altimad, aga samas on mul tublisid mehi, kes käivad ja väga hästi tervenevad ka, et ma ei saa öelda, aga lihtsalt üldjoontel on naised teevad seda teekonda lihtsamini läbi. Et jah, et see kannata koos minuga on nagu selline, et siis sa oled mulle lojaalne. Jah, et siis sa oled siin suhtes, et siis meil on hästi. Ja inimene ise on selles masohistlikud suhtes iseendaga, ta ei saa aru, et see midagi valesti. Ja siis ta tahab seal supelda selles edasi, siis seal on kuidagi mugav selles ohvri rollis olla. Aga kui me nüüd hakkame rääkima, et mis see armastus siis tegelikult nagu tähendab, et mis tähendab üldse see, kuidas hakata välja liikuma sellest maatriksi loodud, sellest traumast ja sellest enesevihkamisest, siis kõige aluseks siin saab enesearmastus. Ja iga terve paari suhte aluseks on 2 indiviidi, kes mõlemad ennast armastavad. Ja siis hakkame lahti rääkima, mis see enesearmastus siis ka tähendab, sest inimesed kindlasti sellest aru. Aga mis on veel oluline nagu vaimsete inimeste jaoks, et ka sealt saab alguse sinu ühendus algallikaga. See on see iseenda armastamine, iseenda vastuvõtmine ja siis süda avardub. Kas sa tead, mis on kõige suurem nagu närvisüsteemi pinge üldse? No see, kui sa ennast ei armasta. Just, kui sa ennast vastu võtta arvasta, kui sa enda suhtes, eks ole, kriitiline. See on üldse see, mis kõige rohkem hoiab nagu kogu seda fooni siis paigast ära. Ja kuna ma olen seda enne öelnud ka, et maatriks teeb su prostituudiks. Ta ikkagi vägistab sind kogu aeg, ta vägistab sind seda hingeenergia jaoks. Me räägime siis arhetüüpselt, on ju? Arhetüüpselt, jah. Ja ta tahab saada seda... ta vägistab sind ikkagi kehaliselt, mürgitab nagu kõikidel tasanditel, ja tema eesmärk on, see on seesama see nartsissistlik abigaasa, kes
et sa ilma minuta hakkama ei saa jumala pärast, et ma teen sind nõrgaks ja siis, aga meie töö on täna nagu selg sirgu ajada, siis tuleb hakata hirmust läbi minema muidugi öelda, et ei, ma saan hakkama. Nii et enesearmastus on kõikide asjade võti ja toomegi siia sisse need 3 tasandit. Et ma pean armastama oma kehaliselt tasandil ennast, mis see tähendab suhete tasandil, mis tähendab enesearmastus ja siis mentaalsel tasandil ja sinna ma panen kohe, toon raha ka sisse. Mul korra tekkis küsimus. Nüüd, kas sa oled näinud ka seda, et kui näiteks ongi üks paarilistest käib teraapias, teine ei käi ja nüüd kui see üks inimene, kes hakkab seal nii-öelda tervendama ennast, arenema, ennast armastama, siis läbi selle ta muudab ka oma partnerit nii-öelda. Ta saab anda talle eeskuju. Ma näen seda, et antakse eeskuju, antakse inspiratsiooni. Mingites kohtades tekib ka see, et hakatakse vaata suhtlema oma vahel teist moodi. Aga see võib olla kahtepidi nüüd, et kui ma isegi hakkan nagu suhtlema nagu paremini ja ise viisakamalt ja olen rohkem nagu selline tasakaalukas, aga samas, kui ma hakkan rohkem piire seadma, siis see tekitab probleemid, sest teine pole sellega harjunud ja siis teise hirm tuleb veel enam üles, kui keegi teine valib ennast. Ja siis tekib see tunne, et mind ei valita, mind jätakse maha, mis iganes. Et ma näen, et sealt võib jälle väga palju nagu probleeme üles tulla. Nii et ma ütlen veel kord, et see on hästi nagu 2 otsaga asi, aga ma olen kõikidele inimestele, eranditult kõik, kes uksest sisse tulevad. Ma ütlen neile alati, et kui sa selle teraapiaga alustad, siis sa pead arvestama sellega, et su elu võib täielikult kõik muutuda, suhe võib ka ära laguneda. Et sa pead selleks valmis olema, sest sa ei saa siis enam kinni hoida. Ja see on üks asi, mida nad iseenda sees peavad vastu võtma. Sest et see elu, mille nad lõid selle eelmise mina pealt, ei pruugi jäädma kestma selles kohas, kui me liigume parema mina suunas. Ega minu kogu elu, siis kui ma hakkasin, kui oli see mõni aasta tagasi, hakkas see sügavam terveni, kogu minu elu lagunes laiali, kõik. Ja vaata, hirm on see, mis ütleme vist level up, ja on küll level up. Standardite tõstmine, puhas leht. Level up toimib ainult ühel juhul. Kui sa jääd, vaata seal kohas hirmu kinni ja sellest kõigist kinni hoidma. Nagu sa võid mõelda nii, et kõik, mis sinu elus toimub sinu kõrgemaks hüvanguks. Ja kui midagi laiali lagunes, siis see on selleks, et siin nagu uue viisil kokku panna. Aga vaata, osad ei võtta seda vastu jäävad kinni sinna. See hirm on nii suur, nad jäävad sinna kramplikult kinni hoidma, sest neid ei lähe level up'i. Nad jäävadki sellesse samasse tasandisse, mõistad. Ja siis nad lihtsalt kardavad lahti lasta. Ja kannatavad. Ja nad annavad hinnangu, et see, mis juhtus, oli vale. Et neile kuidagi tehti liiga. Ehk see, kuidas mina maailma näen või millise hinnangu ma annan mingi situatsioonile, on siin, mis mu elus juhtus. Sest kõik sündmused on neutraalsed. Ja. Sa ise annad tähenduse, kas see oli positiivne või negatiivne. Ja, või see on lihtsalt kogemus, kust läks edasi kuidagi. Aga positiivne. Ja, aga kuidas ma siit edasi lähen? See on sinu teha. Nagu näiteks paljud inimesed on ju struggle'ivad, või tähendab, ütleme, et on raskused rahaga. Raha on ju ka voolamine ja kui ma olen hirmus kogu aeg ja kinni, raha ei saa voolata, mida rohkem ma lõdvestan, tegelikult seda paremini raha hakkab voolama, ka ideed tulevad, looming tuleb, vahet pole, mis iganes. Et siin on nagu just see, et see hirm on see, mida ma ka oma klientide puhul näen, et me teeme hästi sügavat tööd ja siis mingites kohtades, näiteks alles eile pidin ühe kliendile ütlema, et ütles, et kuule, ärme ikka teie, tühistame ära teraapia. Ja siis ma ütlesin, et jaa, sa võid tühistada, see on fine, aga ma lihtsalt näen praegu ja tal on hästi suur hirm. Ma näen, et su hirm tuleb praegu vahele, et sa jäädki selle hirmu lõksu, et hirm ei luba meil elada. Ta kangestab meid täiesti ära, sa oled süda on jäätunud, kõik on jäätunud, sa ei saa olla, aga su hing ühel hetkel ta nii palju toksib sind, et sa tuled minu juurde. See on alati see, et tegelikult see hing kutsub, et tahab sealt kohast välja saada. Aga siis siin all see väike mina hakkab hullult kartma. Sest et ma olen ka enne öelnud, et ega siis meie süsteem selles mõttes otseselt ei tööta meile meelega vastu, vaid ta lihtsalt tahab meid turvaliselt hoida ja see vana olemine on turvaline. Nii et see muutus. Ega see on ju maatriksile ka ohtlik, kui inimene hakkab avarduma.
Matrix hoiab ka sind siis sealt tagasi ka 10 küünega. Jaa, no ma ei kujuta ette, kui nüüd mingi hullu hunnik inimesi veel suhkrust ka loobub, ma ei tea, mis siis maailmas saama hakkab. Mis siis küll saab? See, no ja tegelikult ma ju tean, et ma selles mõttes ju mingil määral ma saan suhkrut, sellepärast, et ma ikkagi vahel kuskil väljas söömas ja raudselt on see seal sees, ega ei ole nii, et ma nagu, mul on 0, aga ma ise ei puutu mitte kuskil, ei võta, ma ei võtta jõuludele mitte ühtegi piparkuki kuskile, vaid on koju midagi. Sa ju tead, kuidas see maitseb. Jaa, ma tean, et mul ei ole selle midagi, aga lihtsalt ma saan aru, et ma tegelikult natukene, aga ikkagi ka siin selles. No võrdleme koguseid on jaa, võrdleme koguseid ja ka nüüd ma näen, mis minuga toimub. See on ikka nagu massiivne muutus. Ja kui ma nüüd võtaks, ma lihtsalt praegu ei ole linnas ja mul on ajaline ressurss minu jaoks praegu nagu väga oluline. Aga ütleme, et kui ma teeks täitsa 0, et ma tõmbaks täitsa klaariks. No mis siis veel lahti läheks? Mis siis veel saaks? Et see on, mul ei ole isegi nagu võib-olla ongi samm-sammult vaata hea minna sinna, et muidu oleks ma ei kiirusta, sest ma näen, et ma tegelikult olen õigete sammudega õigel ajal liikunud kogu aeg kõikide asjadega. No, nagu elus ikka. Igal inimesel. Kõik on õigel ajal õiges kohas, täpselt nii nagu peab. Et lihtsalt usalda elu, mul klientidele ütlen ka viimasel ajal, me tahame siin all ise oma väikse peaga kõike kontrollida. Aga tegelikult on olemas seal kõrgel üks suur looja, mingi karvsuus, algallikas, kes tegelikult mängib seda elumängu läbi meie. Nagu luba sellel elumängul või selle energial väljenduda läbi meie ära ole nii krampis ja nii hirmus kinni. Et see kõik on nii palju suurem, kui sa oskad üldse nagu nii hästi öeldud. Ja arvata. Ja ära arva, et sina oled seal kõik arhitekt, et jaa, sa oled kaaslooja võib-olla, aga kõik ei ole sina. Et ka algallikas on ikkagi nagu osa sinust ja tema on see looja ja tema paneb need elumängud käima siin. Et me teeme ennast vahel väga tähtsaks. Aga tulles siis tagasi selle enesearmastuse juurde, et sa tõid välja need 3 eri tasandid. Mis on enesearmastus? Et kuidas sa näed füüsilisel tasandil enesearmastust? No, et sa vaatad peeglisse ja sulle meeldib see, mis sealt vastu vaatab. Ja kui ei meeldi? No kui ei meeldi, siis on jama, siis tuleb midagi ette võtta. Ja see ka, mitte see, et sa aksepteerid kõike. No saad aru, et kui ma olen 200 kilo, siis jah, enesearmastus on selles, et ma aksepteerin, ma ei süüdista ja hakka ennast kritiseerima, aga ma võtan midagi ette. Samas äkki see on vajalik, et midagi ette võtta. Et ma võtan midagi ette. Selles mõttes, et sa pead ennast nagu kritiseerima, sest muidu sa ei võta midagi ette. Või nagu kui sa oled vaatad peeglist, sa oled nagu, et ma ei süüdista end mitte midagi, aga samas siis ta jääbki sinna mugavustsooni. Ma olen vaadanud, et inimesed, kes ennast hullud kritiseerivad, ei saa sellest kohast välja, kui nad ei võta vastu seda kohta ka, kus nad on. Kui ma ei aksepteeri, et ma praegu selles kohas olen, see on osa minust ja minu kogemusest, et ka sellisena ma armastan ennast. Okei, ühesõnaga jäävad sinna kritiseerimise luupi nagu kinni. Siis nad jälle ei võta midagi vastu, see hoiab kinni. Hästi-hästi tugevalt. Loogiline. Ja, aga ma tahaks tuua siia, et ennast armastab inimene, et need on hästi basic asjad tegelikult. Et kui meid tehakse prostituudiks, siis milles on see kogu point, mida tähendab prostituut, on see, et sa oled üks energialekkeid täis olev tegelane. Mis on energialekke on ju, et sa võtad, ma ei tea, sõela valad sinna vend sisse. Et sa tõused, lähed õhtul magama, hommikuks võib-olla on see kaust täis, ma ei tea täpselt on ju, see sõltub, kuidas sa magad ja kas su hirmukeskus on liiga aktiivne või ole, mis iganes. Mis kell sa magama läksid ja kui palju sa scrollisid. No ei tea, oletame, et tänapäeva maailm on ikka suur. Oletame, et sa läksid 9-10 magama. Magasid hästi, tõusid hommikul ülesse, et sul on tass täis. Ja siis tuleb hommikul üks negatiivne mõte, torkab sinna tassi sisse ühe augu ja siis tuleb üks scrollimine ja torkab järgmise augu ja siis sa võtad selle kohvisuhkruga ja 3. Õhtuks on see energia läinud ära kõikide muude asjade peale selle, milleks seda energiat tegelikult vaja on. Ja see on sinu elu üles ehitamine. Kui sa täna ei ole vaba, rahaliselt, füüsiliselt, mentaalselt, tunnete tasandil, kui sa ei ole vaba, siis sa oled ikka maatriksi prostituut. Ja see on see, mis on enesearmastuse teekond maatriksist välja astuda. Et David Icke on kirjutanud sellest, et maatriks loob sinust fantoomina. Ma olen seda fantoomina on siuke hale versioon sinust, kes toidab maatriksit,
kes on siis ühendatud maatriksi sagedusega, eks ju. Sest et ta, keha, tunded ja meel, kõik tõmmatakse sellesse madalasse sagedusse sinna sisse ja see ongi siis sinu fantoommina versioon. Aga tegelikult on olemas mingi üliäge versioon sinust. Ja sinu töö on see versioon hoopis üles leida, see ongi nagu maatriksist välja toomine. Ja kui me tuleme nüüd selle füüsilise tasandi juurde tagasi, siis ja mis kõigepealt, mis enese armastusega hakkab pihta, siis esialgu, ja tõenäoliselt hiljem ka maatriksi ajas, ekstreemsed piirid. Kõigele sellele, kuhu su energia läheb. Et sa, ja kui me näiteks võtame see sama suhkruteema, mida me oleme siin hullult käianud, et kui sa seda suhkrut sööd, sa mürgitad oma keha, su närvisüsteem läheb häiresse, sa hävitad oma aju, su energiatase on nullis, ta lõhub ära su selle seedimise kõhus mikrobiomi, mis tähendab seda, et heaoluhormoonide tootmine on häiritud, see tähendab see, et su tuju on sitt, suhkur põhjustab depressiooni. Tead, see loetelu on lõputu. Me ei saa ühtegi head asja siia tuua. Aga sa veel enne ütles, et ta on sama veel hullem kui heroiin või kokaiin. Ja siis ma ütlesin, ma olen seda öeldud, et kui ma vähemalt mingit jama ninna tõmban või süsti endale, siis ma saan aru, et see on vale. Aga kui ma seda saiakest lähen sinna ligima ja sõbrannaga kohvikusse, siis keegi ei saa aru, et see on kõik teevad. Just, seepärast ma enne tõingi vaata selle, et sa võid öelda inimestele, et suhkur on halb, aga see ei jõua kohale, sest see on nii normaliseeritud, see on igal pool saadaval, keegi ei saa aru päriselt, mis mürki sulle nagu igapäevaselt ette pannakse. Aga kui ma lähen istun sinna kohvikusse, sina võtad oma koogi, ma teen triibu, on ju, siis kutsutakse politsei, on ju. Aga keegi ei kutsu sulle politseid, kui sa seda suhkrut seal sööd. On nii? On. Aga tegelikult on ju üks aine või teine, et me ei saa aru, mida me endale reaalselt teeme. Ja sellepärast, miks ongi öeldakse, the truth shall set you free, et miks tõde teeb vabaks. Sellepärast, et tõde vabaks ja sellepärast peab neid raamatuid lugema ja seda, neid teadmisi omama, et me tegelikult päriselt hakkame aru saama. Ja sellest ma ütlesin, et peale seda, kui ma suhkrut enam ei söö, siis see teadus avardab lihtsalt niimoodi, sa kogu aeg järjest näed, et see on päris karm kogemus kõik, ma ütlen teile kohe ausalt, et siin ei ole mingit tohutult ilusat ärkamist, aga lihtsalt, aga igal juhul on see nagu väga viljastav ja ikkagi nagu järjest rohkem viib nagu oma sisemise vabaduse poole. Ehk enda sees me peame vabaks saama. Mulle näitas ka üks päev nagu hästi ilustasti seda, et tegelikult meie sisemist vabadust ei saa meilt keegi ära võtta, kui me seda ise ei anna. Et isegi keegi võib su keha ära vangistada, aga enda sees, oma sisemuses, oma mõtetes, kõikides asjades, sest sina alati vabaks jääda. Ma tahaks soovitada inimestele ühte filmi vaadata, ma näitan seda alati oma kursustel, kui ma olen teinud terapeudi kursuseid. See film on aastast, see on mingi 100 aastat vana. See on Johnny Depp ja Marlon Brando, mängib siis peaosas. Ja selle nimi on Don Juan de Marco ja see on aastast 1994. Ja see on selline väga huvitav film, see hakkab niimoodi pihta, et see Johnny Depp siis mängib seal Don Juan de Marco, me kõik teame, kes on Don Juan, naistemees. Ja et ta tahab hüpata sealt kuskilt alla ja siis Marlon Brando mängib, on psühhiaater, kes hakkab just nagu minema pensionile, aga kui ta on väga hea oma töös, eks ole, siis ta kutsutakse sinna kohale, et ta selle noormega räägiks, tooks sinna alla ta ja siis ta pannakse siis sellesse psühhiaatriaiglasse 10 päevaks. Ja siis on see jutt, et talle peab nagu panema need rohud peale, aga siis ta hakkab vestlema siis selle noormehega. Ja siis ta ei taha talle, et neid rohtusid peale pannakse, siis ta veel, kui nad algus nägi, mille see noormees olnud, ütles, et ükski teine terapeut temaga hakkama ka ei saa, et et tantsib kõikide laudade peal seal flamenkot ja ma ei tea, mida. Aga siis kuidas nende suhe areneb ja siis Johnny Depp hakkab siis Marlon Brandole rääkima nagu oma elulugu, ta küsib, kus sa tuled ja nii edasi. Ja siis ta räägib sellise hästi nagu metsiku loo. Täna ma kirjeldaksin seda, et sellised piiripealse isiksuse sündroomiga inimesed räägivadki sellised lugusid. Kui nad teraapiasse tulevad, siis ma ka juba tihti tean, et ahah. Ja siis, aga filmi lõpp on nagu hästi ilus, et see noormees transformeerib ära ka nagu selle psühhiaatrise Marlon Brando elu. Et ta on juba hakkab pensionile minema ja eluaeg naisega koos olnud, aga kogu tema suhe naisega muutub. Ta paneb ta täiesti teistmoodi elu nägema ja siis lõpuks küsitakse, et kas see, mis ta rääkis, on nagu tõde või on see nagu väljamõeldis.
ja siis see on seal kuidagi ka see, et aga mis on üldse tõde, mis on väljamõis, kes seda otsustab, et kes ütleb, et näiteks see noormees ütleb seal sellist asja, et see Marlon Brando küsib ühel hetkel, et kas sa saad aru, et mina ei ole Don Octavio del Flores ja me ei ole praegu siin villas, minu villas, vaid ma olen sinu psühhiaater ja me oleme psühhiaatri haiglas. Siis Johnny Depp küsib, kumb on parem viis elule vaadata? Kas sinu viis või minu viis? See on mõistad, et tema teadvust ja tema seda mitte keegi ei saa nagu vangi võtta seda, mis tema sisemuses oli. Tema elas nagu omas, sest ta maailmas. Ja see on üks viis, kuidas meie oma teadvusega saame tegelikult väga palju nagu ära transformeerida, kuidas me elu või mis iganes näeme. Loomulikult ei saa minna mingitesse hulludesse illusioonidesse, kus me hakkame teistele liiga tegema, mis iganes on, et see ka siin peab olema tasakaal. Aga kuidas ma elus mingit rasket kohta näiteks näen või võtan mingit kogemust või kasvõi, et mul on see nartsissist abikaasa, kes ma ta on nagu see põrgu sigiti või saatana sigitas ja põrgu saadetis või ma hästi tihti kutsun neid tumedateks valgustöötajateks. Nad tulevad ja aitavad meil nii palju nagu oma varju näha ja endaga töö ära teha. Tegelikult nad aitavad meid enesearmastuse juurde tagasi. Nad näitavad ära need kohad, kus me ennast ei armasta. Nii et kes tahab, ma soovitan seda filmi vaadata. See on tõesti väga nagu, väga nagu hästi silmi avardav film, nii mõneski mõttes. Aga jah, et kehatasandile tagasi tulles, et see sama see, et sa tõesti lähed õigel ajal magama. Et kui sa korralikult magad, siis su süütenöör ei ole lühike. Sul on energiat, et oma asju teha. Sa tõused hommikul normaalsel ajal ülesse. Üks energialeke, mis mina ka viimaste nädalatega nägin, oli järsku see, et ma tõusen hommikul üles, ma tunnen, et ma ikkagi väsin. Siis ma sain aru, et ma söön õhtul liiga hilja. Ma pean seda ettepoole tõmbama. Nii palju, kui ma vähegi saan, sest ka minu päevad on natuke hektilised. Ja siis ma tõstsin seda kõvasti ettepoole, nii et ma õhtul ei anna endale luba mitte ühtegi asja enam suu panna. Panin täieliku piiri. Jälle paari nädalaga kardinaalne muutus. Nii energias, nii selles, kuidas ma hommikul ennast tunnen. Ma lihtsalt tundsin, et see on energialeke, mida ma endale enam lubada ei saa. Kõik. Ja seal oli see piir. Et sellised nagu asjad, mida mõtleme, et mis see, ma ei tea, üks mingi, mis iganes, ma ei tea, mis juustu teeb või mis siis on, ma söön selle õuna või mis siis on, ma joon, ma ei tea, tee meega. Teeb, kohe teeb, sest et organism ei saa puhka ja magama minna. Ja üks teema, mida me siin viimastel nädalatel oleme hästi palju arutanud, et vaata inimene tegelikult vanasti oli seotud päikesega. Hästi sügavalt, elas kogu elu oli päikese järgi. Suvel tõusidki varem, läksidki hiljem magama, olid hästi palju õues, laadisid ennast, tegid tööd, samamoodi oli vaba aega, sellepärast õhtud on pikemad, valged. Ja talvel olidki, tõusid hilja, läksid magama vara, laadisid ennast jälle täis ja keegi just väga hästi ütles, eks ju, et päike vahetati Jeesuse vastu välja. Mina ütlesin ka, et Jeesuse sünnipäev on see vallutamata päikesepüha. Siis toodi see Jeesus, keda hakata kummardama. Aga tegelikult inimene mitte ei kummardanud päikest, vaid pühitses päikest. Elas selle päiksega ühes rütmis. Päike oli tema jaoks kõik. Ja meie organism ka praegu toimib valguse alusel. Sest me oleme valgusolendid päriselt. Et kui isegi energiakeskused, nad sulguvad ja avanevad nende toimimised. Ma olen praegu hästi mõtlema selle Jeesuse päikse äravahetamisega, ma olen näinud videosi ka ja neid konspiratsiooniteooriaid on ja, et kuidas ongi Sunday ehk et nagu pühapäev, et see päikesepäev, kus käiakse kirikus on ja kuidas nendel Jeesuse maalidel tal on see päike seal kogu aeg nagu taga on ja, et selle kohta leiab väga palju infot, kes tahab leida. No aga võt, et väga hea näide jälle sellest, et tõde on igal pool nähtaval, kuidas ära nagu varastatakse või kaaperdatakse, siis pannakse sinna saatana poeg Jahve, kes tegelikult on surmakultuse too, kellel valgusega pole midagi pistmist, on kunstvalgusega. Nii et selles mõttes nagu see enesearmastus, eks ole, füüsilisel tasandil ongi see, et toidulaud puhtaks, oma füüsilise energia piirid totaalselt paika. Ma ei lähe õhtul sõpradega, ma ei tea, kell 10 sööma mingit sellist õhtusööki. Ei lähe, mulle see ei sobi. Või teed seda üliharva, see ei tohi olla mingi asi, mis on nagu, või seadki need piirid, et keegi on ka öelnud, et see tee tipp on väga üksildane.
ja tõepoolest, et kui sa hakkad sellest jamast läbi nägema ja sul tekivad piirid, siis sa lähedki järjest väiksemaks, et ringkond, sa tahad tegelikult enda ümber samasuguseid inimesi. Sa tahad sõbrannasid, kes suhkrut ei söö. Sa tahad sõbrannasid, kes alkoholi ei joo. Sa tahad sõbrannasid, kes teevad endaga tööd. Sa tahad inimesi, kes suudavad endale otsa vaadata. Mulle meeldis, kuidas see David Goggins ütles, et mina ei taha enda kõrvale inimesi, kes minuga kogu aeg kõike kaasa naugutavad, ütlevad, et sa tõusid hommikul üles, sa oled nii tubli. No. Ja ma näen seda tänapäeva hästi palju seda spirituaalsest, sa, ma ei tea, tõstsid näppu üles, sa oled nii tubli. Et ei, nagu mingit pingutust enam ei ole. Ja kõik on nagu selline hästi illusoorne tasand. Nii et see ennast armastav inimene vaatab üle kõik selle, et kui ma ennast armastan, siis esiteks ma olen õiges kehakaalus. Füüsiline keha on terve ja mul on eluenergiat. Ja siis ma vaatan, kuhu ma selle eluenergia panen. Eelmises saates ma ütlesin, sa kas toidad maatriksit või sa toidad iseennast. Muid variante ei ole. Tervis, enesetunne, peegelpilt. Jah, absoluutselt. Need 3 peavad olema kooskõlas. Mitte see, et sa oled seal 200 kilo, ütled, aga mu tervis on korras. Jah, et mul ei ole midagi, ma saan olla nii, sest aga su tervis ei ole korras, sest organites on rasvumine, siseorganites, seal keha ei ole mõeldud sellist kehakaalu kandma, su selg, su põlved. Ja mis saab 2 aasta pärast. Ja, kõik lähevad tuksi, süda ei suuda seda koormust taluda. Siin on nii palju aspekte. Nii et ma ütlekski, et vaadata neid 3 nagu kooskõlas. Enesetunne, peegelpilt. Eluenergia. Trepidest jõuks, suudad üles joosta, kuidas sul on sellega. Palju sa suudad joosta, palju sa suudad kükke teha, palju suudad kätekõverdusi teha, palju sa suudad midagi teha. Et see on nagu see oluline koht see. Ja siis suhete tasandid, võtame selle emotsionaalse tasandid, sinu hingeenergia, see on kullaväärtusega, see on nagu universumis kõige suurem kuld üldse on sinu hingeenergia. Ja kõige põhilisem on panna hing kannatama. Ja hing on ju loomulikult kehaga hästi tihedalt seotud, sest et hing kehastub. Ja nagu ma olen öelnud, et see närvisüsteem on siis selle meie hinge kehaline väljendus. Ja kui me nüüd oleme siin selles maatriksi maailmas, siis meie esmane töö on see, et me ei luba oma hinge enam vägistada. Ehk kõik suhted, mis on toksilised, välja. Kõik hirmu uudised välja, kõik negatiivsus välja, kõik välja. Aga aus tagasiside, kriitika, vastutuse võtmine, enda peegeldused, endale otsa vaatamine, kõik sellised asjad on hästi oluline. Emotsionaalsel tasandil ja mentaalsel tasandil saab hästi oluliseks see, et sa pead kõik oma pimekohad läbi valgustama. Sest kui sa seda ei tee, siis see on energialekke. Sest sa kardad seda väikest pimedat kiirt, mis kuskilt välja, ei saa, kõik peab olema nähtav. Ei saa olla ühtegi kohta, mis sul võiks kuskilt välja tulla, mis võiks siis tekitada siis nii-öelda siis seda sama ebamugavat kohta, et häbi, süütunne, valu, mida ma ei vaata, milline, tegelikult kõige suurem üldse energialekke siin maailmas on hirm. Hirm, et mind ei armastata. Hirm, et ma ei ole piisav. Hirm, mis teised minust mõtlevad. Hirm, et ma ei saa hakkama. Hirm, et ma võin lõputult teada neid nimetada. Hirm on maailma kõige suurem energialekke. Kõige suurem. Ja maatriksis tuleb seda igast otsast, iga nurga pealt, absoluutselt kogu aeg. Oluline asi, mis ma näiteks veel vaatasin see suhkruga, kuna suhkur vaata hoiab hirmu hästi kõrgelt tegelikult ärevuse. Mul on telefoni scrollimise või ekraani aeg vähenenud, ma arvan 4 tundi. Umbes. Võrreldes siis sellega, mis on siis, kui sa suhkrut tarbid, siis see toob selle ärevuse üles, saab tamane ise tähele. Palju kiiremini tuleb telefon kätte. Palju rohkem mul on hakanud tulema fookus, töö tegemist, kõiki sellist asju, et see läheb nagu täiesti... Kaine oled. Jaa. Ei ole selles suhkru udus. Jah, sa ei ole uimas enam. Marko uimas. Jah, et sa ei haara nii kiiresti. Et see on hästi huvitav, kuidas vaadata, mis nagu meie süsteemis toimub. Aga jaa, et emotsionaalsel tasandil just see, et kui palju meid emotsionaalselt kurnatakse, nüüd mõtle, kui sa oled mingis suhtes, kus su partner nagu lõputult kannatab ja kogu aeg on mingi draama ja
ta kogu aeg tahab sind tõmmata sinna sisse ja siis ta lihtsalt, tal on endal nii halb ja siis ta lüpsab sind ka kogu aeg. Need on need kohad, kus on vaja piirid seada, kus on vaja välja astuda. Või mida mulle veel hästi üks päev näitas on see, et kui ma olen lapsevanem, et kuidas siis seal on, et keda ma siis teenima pean, kas ma siis emana pean lõputult last teenima või siis teenin ennast ja siis laps peab mind teenima. Jälle tasakaal, et sa pead ka seal looma piiri, sa ei pea lapsega kogu aeg mängima, sa pead õpetama ka last, et ta saab ise hakkama ja ta oskab ise mängida ja mingitel hetkedel pead sa tema jaoks täiesti olemas olema. Ja? Et kogu aeg see tasakaal, et kõik peavad saama toidetud. Koerad, kassid, lapsed ja et sa ei unusta kogu aeg enda toitmist ära. Võib-olla siin ongi üks hea koht sisse tuua seda, kuidas peaks tekkima algusest peale üldse enesearmastus. Et see on see emotsionaalse tasand hästi oluline. Et võtame kõigepealt selle katkise mustri ja võtame siis selle terve mustri. Et katkises mustris, kui laps sünnib, siis laps ilmselgelt ei ole ise toimiv üksus. Temal puudub oskus eneseregulatsiooniks. Tal mähkmed lähevad märjaks, need vajad vahetamist, tal on ebamugav. Ta läheb kõht tühjaks, teda on vaja toita, see on ebamugavus. Tal on vaja lähedust, ta ei oska ennast rahustada, tal on mingi ebamugavus ja vanem ju ilmselgelt on selle jaoks seal koha peal. Alguses ema, isa saab samamoodi aidata. Aga laps õpib seal, et kui vanem aitab tal seda kõik ilusasti teha ja annab talle lähedust ja kõike, mis laps vajab, et laps on oluline, laps on hoitud, minu tunded on tähtsad, mina olen tähtis ja vanem siis samhaaval, nii nagu laps kasvab, aitab lapsel siis ennast reguleerida, aga vaikselt hakkab ka õpetama, kuidas laps saab ise reguleerida. Näiteks, et ühel hetkel sa ju 25 aastas oli maheta mähkmeid enam. Et vaata, sa saad minna pissile, sa saad pissida siia potti, ma õpetan sind pühkima, teema lahendatud. Ühel hetkel õpetad, kuidas võileiba teha, kui kõht tühi on. Okei, võib-olla võileiba mitte, omlettida ja mida iganes. Võtad juustutüki. Aga laps kogu aeg, aga sa ei õpeta kunagi ühtegi asja enne seda, kui tema närvisüsteem selleks valmis ole. Sa ei pane nädalast last potile. Ilmselgelt. Kui sa seda teed ja ta närvisüsteem ei ole valmis, sa annad talle valed signaalid ja siis tekib ellujäämistasand. Aga nüüd, kui me tuleme sellisest kohast, kus me oleme, ütleme, et see oleks siis terve, on ju. Et me läheme tervelt niimoodi, et see tähendab seda, et on olemas ka siis muidugi vanemad, kes oskavad ennast reguleerida, oskavad ennast hoida, kes ennast armastavad. Ja mida rohkem sa alguses tasakaalukalt nagu kasvatad last tervelt, annad talle alguses selle hästi tugeva hoituse, turvatunde, siis laps ise vastavalt oma valmidusele laseb sust lahti. Kui sul on nüüd laps, kes ei ole saanud seda turvatunnet ja seda armastust ja hoitust ja ta pole oluline ja kõik need asjad ja teda pole õpetatud ennast reguleerima, siis see nabanöör jääbki selle teise külge, mõistad, sina pead mind reguleerima. Nüüd ma sinult emana seda ei saa, siis ma võtan selle nabanööri ja lähen otsin selle partneri ja panen selle nabanööri partneri külge ja nüüd on see partner, kes peab mind reguleerima. Ja see on nende kõikide asjade mõte on see, et inimene, ennast armastav inimene võtab vastutuse oma kogemuse eest ja õpib ennast ise reguleerima ja ei oota, et teised teda reguleeriksid. See on terve paari suhte alus. Ja seepärast ongi, et kui sa alguses tuleb kohe tühimikuga, siis see tühimik jääb ja kui ta tuleb algusest peale täidetult vanemate poolt, siis ta on täidetud ja läheb sealt edasi ja kannab seda maailma oma partnerite ja lastele edasi. Et maatriksist tõmbab see tühjaks alguses ja siis sa jääd otsima, sest sul ei ole põhimõtteliselt turvatunnet ega pinnast või vundamenti ei ole. Ja nüüd emotsionaalse tasandil see on eriti oluline, eks ole, sest kuidas ma reageerin, kuidas ma käitun, kuidas ma ütlen midagi, kas ma võtan vastutuse, kas ma süüdistan kedagi, mis iganes kõik need asjad siin on, et see on nagu terve suur nagu pilt. Ja teine asi see, et ma ei saa,
kui ma olen nüüd see nabanööriga ringi käiv inimene, kes otsib siis kelle teise külge seda haakida, ja siis ma ikkagi tulen selle tühjuse ja eraldatuse kohast. Siis ma tahaksin väga, et ma väga tahan seda ühendust, aga samas on see ühendus mulle kõige ohtlikumad asjus, sellel on ka potentsiaalselt kõige suurem valu, nagu juba vanemaga on olnud. Jah. Ja selles maatriksi armastuse mängus ongi see, et me tegelikult peame suhetest kõigepealt alustama suhtest iseendaga. Sellest, see on see emotsionaalse tasandi algus. Ja miks me maatriksis jookseme nii kiiresti suhetesse, on see sama, et ma tahaks kähku seal nabanööri kuskile kinnitada. Aga kui ma ei õpi nagu tundma seda teist inimest päriselt, kui ma ei õpi vaatama, kuidas ta käitub, kas tema oskab ennast reguleerida, kui on raske olukord, mismoodi ta reageerib, kõik need asjad, sest võtta rasketes olukordades on see eneseregulatsioon kõige olulisem üldse, eks ole. Et kui minust tuleb see raskus esile, et mis ma siis teen, kas ma oksendan selle kõikide teiste kaela või ma võin seda jagada, see on ka okei, see tähendab, et kõikide asjad peab ise, kui keegi teine ma tunnen näiteks, läheb minu piiridest üle, siis ma väljendan seda. Aga kuidas ma seda väljendan, ilmselt on väga oluline. Ja siis sellest tekib täna suhetes hästi palju kannatust, et me oleme nii näljased, et me läheme tühja kõhuga poodi, basically. Siis me sööme neid, ma ei tea, Nestle küpsiseid või sealt, ma ei tea, mis iganes seal poes on. Ei viitsi võtta liha ja muna ja minna koju praadima. Just. Ja võtta aega, et seda just, et sa ostad neid korralikke toite, et sa võtad aega, pühendud, teed ise, et sa lähed, võtad selle rämpstoidu, selle kiirtoidu. Et ei tee teadlikku otsust. Jah, et sa ei võta ühtegi pakki ja keera loetud, aga mis see sisaldab? Et sa ei õpi seda inimest tundma ja siis teine asi on ka see, et kui kõht on väga tühi, siis mõtled, mis see naatrium, ma ei tea, mis asi, see ei tee midagi. Aga tegelikult, kui sa seda naatriumit aastaid saad kogu aeg iga päev seal suhtes. Kuigi see on seal pakil punasega kirjas. Siis me räägime nii lahedasti praegu. Aga sa oled nii näljane ja kui sa ennast ei armasta, sinu eneseväärtus on seotud sellega, et peas ei saad aru, et ma saan kõigil näidata, et ma olen suhtes. Ma üldse ei vaata, pole oluline. Ja sellepärast, miks kõik imestavad, et miks need narsististid käivad ja jooksevad kohe järgmisse suhtesse. Nad ei saa iseendaga üksinda olla, sest et see auk on nii sügav ja nii suur. No minu jaoks ma ütlesin ka see, kui ma 35 aastat elus esimest kord üksinda olin, siis see oli ikka väga silmi avama kogemus, umbes sama silmi avav kui suhkru ära jätmine. Et mida see tegelikult nagu teeb meiega. Et kui hirmus see alguses on ja kui vabastav see lõpuks on. Ja ma arvan, et see on üks olulisemaid kohti täna ka nagu suhtesse minekutele, et ma arvan, et inimeste kõige suurem hirm on see, et vaata, et ma võin eluks ajaks üksi jääda. Kui sa selle hirmu suudad vastu võtta täielikult, et ma ei anna mitte grammigi järgi siin. Mitte grammigi. Et ma ei tea, tuuakse ideaalne mees, aga ta on, ma ei tea, musta värvi. No näiteks, aga võib-olla kellelegi sobib, aga näiteks mina ei taha. Siis ma vaatan, et nad on täiesti ideaalne, ei. Ei, sest ma tean, et ei, ma tahan midagi muud. Ja ma ei anna alla. Ükskõik kui ideaalne ta on. Mina tahan seda. Ja see on see, et see kvaliteet. Mulle meeldib see. Ühel hetkel, kui ma olen uue auto sain ka. Standardid paigas. Ja kõiges, vaata, mõtlesingi, et ei ole kvaliteeti. Et minu uus auto on selline, nagu ma täpselt tahtsin. Seda värvi, seda sisu, seda aru, tas on kõik olemas. Okei, võib-olla katuselup võiks olla. aga laias laastus ma nii kaua seda võlusin, kuni ta oli täpselt see, mida ma tahtsin saada. Ja sellepärast on oluline just nagu vaadata seesama see kvaliteedi teema, et ja ma toon mingi rumala näite praegu märgiriietest, paljud inimesed ei taha märgiriided, aga H&M-ist osta asju on nagu kohati veel hullem, lastele võib osta, sest need kasvavad nii kiiresti välja. Aga näiteks mul on märgi asju, mida ma olen kandnud võib-olla, mul saab poeg 18-19 aasta, mul on kingad, mis ma ostsin siis, kui ta oli aastane. Ja nad täna näevad veel väga head välja, ma käin nendega palju. Väga palju. Sa käid alguses rohkem raha välja, sa pead rohkem panustama, rohkem aega võtta. See kestab. Nad on head.
mul on saapad, mida ma olen ostnud siin 10 aastat ja niimoodi. Ja siis tellid Hiinast, läheb 3 kuuga katki, pead uuesti tellima ja nii tellid, uus. Ja osad inimesed tahavad vaata, et nad on see dopamilaks on nii suur, et tahan kogu aeg vahetada. Aga mina väärtustan palju rohkem seda mingi Itaalia käsitööna tehtud asja, mis võib-olla tõesti maksab tuhandeid ja tuhandeid või sadu ja sadu. Aga ma tean, et ma käin sellega mega kaua. Kui ma kingad täna jalga panen, siis keegi ei saa aru näiteks, et seda on 20 aastat vanad praktiliselt juba. Ehk siis sama ma tahan öelda just seda suhete koha pealt ka, et kui ma hakkan ennast armastama, siis ma kuu ajaga ei saa otsustada, kas keegi on sinu eluarmastus või mitte. Ma olen ise samasugune rumal olnud. Käinud näljaselt ringi. Minu suhtes hakkasid kõik niimoodi, et esimene öö koos ja kohe järgmist päevast oli suhe. Ja niimoodi olidki järjest. Et ja siis ma vaatan praegult tagasi ja mõtlen, aga ei saagi toimida, et ma tegelikult üldse inimest ei õppinud tundma. Et loomulikult see kõik plahvatab. Nii et see enesearmastus on, nagu ma ütlesin, siuke alguses võib-olla üksik teekond. Ilmselt tuleb väga palju hirme läbi käia, aga emotsionaalselt ja suhete tasandil see jääb täiesti määravaks. Et sa ei saa näiteks öelda, et ta on nii tore inimene, aga ta on nii tore ja aga ta joob alkoholi. Ta ei armasta ennast. Sinu roll on vaadata, kõigepealt õppida ennast armastama ja siis vaadata, kui see teine inimene kõrval tuleb, kas tema armastab ennast, kas ta hoolitseb enda eest, keha eest. Ma arvan, et vaata see inimene, kes juba on nagu selles kohas, et ta päriselt armastab iseend, siis ta ei satu nagu kokkugi nende inimestega, kes temaga nagu ei klapiks. Või samas ta tunnetab ära nagu, et see ei ole see õige. Satud ikka. Sulle viskab ette kogu aeg kõike maatriks. Aga sa sisemiselt ikkagi ju nagu tunnetad, et see ei ole päris see, et kui sa nagu iseennast armastad, sa tunnetad ära selle õige nagu inimese selles mõttes. Mulle tundub et kui sa tuled illusioonide tasandist välja, muuseas ma tahaksin siia tuua veel korraks sisse suhkrut. Suhkur võtab maha tundlikkuse intuitsiooni. Ma kirjeldasin seda lastega enne, et näiteks kommionud. Et miks see kommionu nimi on ka tegelikult sellepärast, et ta võtab tundlikkuse intuitsiooni, sa ei taju ohtu enam, vaata. Ja kui me näiteks, ma ei tea, tarbime alkoholi ja ma ei tea, sööme suhkrut ja mis iganes, siis meie naturaalne sisemine, see sisetunne. Tuimestame seda nagu. Ja. Või sama nagu naised, kes beebipillidel on, valivad valed partnerid omale. Lõhna pärast. Ja siis nad valelõhnad hormoonid on tuksis. Et see ongi nagu hästi tähtis siin suhete. Või kas või lõhnaõlide kasutamine. Ja see kohe lõhub ära kõik. See ei tunne inimese lõhna ka. Ja siis, kui see kaaslane enam mingi hetk ei kasuta lõhnaõli, siis saad aru, et me keemiliselt üldse ei sobigi, mida ma teen siin, on ju. Täpselt. Ja et see on ju ka tehtud spetsiaalselt see lõhnateema. Mina ka ei kasuta mitte midagi. Aga näiteks ma ei kujuta ette näiteks täna, et ma lähen mehega teidile, kes paneb lõhnaõli peale. See on juba esimene asi. Näiteks kui meil mees seda kasutab, see on võib-olla asi, mida ma saan küll öelda, et kuule, et mulle ei sobi, et see lõhnali võib-olla jätab selle ära, see ei ole nagu nii suur asi. Mingid asjad loomulikult on ka nagu muudetavad, sa saadki väljendada oma piire, aga mingid asjad, mõned asjad on ikka põhja panevad, eks ole, mida nagu, siin ei ole nagu üldse seda kohta. Et see on see, et võib-olla öeldagi seda, et hakkame vaatama maailma kainema pilguga selles osas, et mingites kohtades ei saa illusioonis elada, et kuigi see Don Juan de Marco on väga ilus, eks ole, kui see on kodus seal see nartsissist, siis ega sa seda ilusaks ei mõtle lõppude lõpuks. Et see on lihtsalt nii hävitav, ütleme siis niimoodi. Aga ja kui me läheme nüüd mentaalsele tasandile, võt siin on nagu, see on see tasand, mis minu jaoks nüüd kõige massiivsemalt on hakanud üles tulema ilmselt just peale seda suhkru nagu lõpetamist. Et seda, vaadates just seda David Gogginsit oli väga inspireeriv, et mida tegelikult inimene saab teha, kui ta oma meelest üle saab. Ja mulle näitab ka kogu aeg seda, et meie meel on siis kõige suurem vangivalvur või? Meie enda vangivalvur, Ja kõik need uskumused. Mulle just hästi meeldib see sõna uskumused. Ma ei tea, miks uskumus, kuidagi hästi nagu loogiline. Mida ma usun? Mida ma usun? Kas ma usun, et see iga kook, mis ma söön, lähebki mul, see kook on halb näide. Ma ei teagi, ma toon klassikaline, toome selle koogi näite, et inimene sööb näiteks kook ja ta ütleb, et mul läheb kõik pekiks, kõik läheb rasvaks, siis lähebki.
aga kui sa uskumused on teistpidi, siis sa võid ükskõik kui palju kooke süüa selles mõttes ja see ei lähe sul rasvaks. Aga kook oli praegu halb näide selles mõttes, aga et tavainimene aru saaks. Ja no selles mõttes, et mis see programm on ja mis sulle lapsele on öeldud kogu aeg, et kui sa sööd saia, siis sa lähed paksuks, kui sa sööd saia, siis sa lähed paksuks. Et okei, no saia niikuinii peab sööb. Mõtlengi, mis see hea näide siia tuua oleks, et... Ja need on natuke halvad näited, aga selles mõttes ikkagi, vaata, mis me eelmine kord rääkisime, et sa näed maailma mitte silmadega, vaid näed maailma läbi oma aju. Ja siis see uskumus on see, kuidas sa mingit asja, kui sa usud näiteks, et ma ei ole armastust väärt, ma ei saa kunagi edukaks. Vot, need on juba väga head näited. Minust ei saa kunagi, ma ei tea, mida iganes. Siis ei saagi. Ja kui sa usud, et näiteks, ma saan rikkaks ainult siis, kui ma teen rasket tööd ja näen vaeva. Ja siis nii ongi. Üks päev mulle näidati nagu minu potentsiaali raamatute kõikide asjadega rahvusvaheliselt. Näidati see 12-15 miljonit jälgi. Mina olen ise mõelnud 1-2 on päris hästi juba, et ma olen sellega rahul. Ja siis ma vaatasin seda ja ma sain väga selgelt aru, et selle mindsetiga, mis mul täna on, kindlasti ma sinna ei jõua. Seadsid piirid ette endale ka. Aga mida ma hakkasin tegema, ma hakkasin hoopis küsima endalt küsimust. Milliseks peavad muutuma minu uskumused ja mindset, et ma selle 12-15 miljonini jõuan. Sest ega ju mina ka olen tulnud samamoodi mängima seda mängu siia nagu me kõik. Suure vaimuga. Ja, aga tema on pannud mind mingisse rolli. Mingi töö, mis vajab tegemist. Aga ma ei saa seda ülesannet täita, kui ma jään sellesse kohta, kus täna olen. Üks väga tore harjutus, mida ma siin tegin. Ma võin selle välja otsida, kuidas ma seda tegin. Ma ütlesin sellele AI-le. Uskumuste muutmine siis või? Jah, andsin talle ülesande ja ütlesin talle kõigepealt, et ole minu neuroteaduse ja manifestatsiooni juhendaja. Eks? Ja ma olen seda oma klientidega seda päris palju teinud. Ja öelnud, et otsi välja kõik minu piiravad uskumused, näiteks, ma ei tea, miks mul ei ole head paarisuhet või miks ma ei ole veel... Kas sa mainisid eelmine kord ka seda, et nii tuttav, et siis ta pani sulle küsimustiku ette ja siis täitsid ära. Ja see ongi see, et nüüd on samamoodi, et küsid enda käest, sa võid sama asja teha näiteks energialekete kohta. Võta välja näiteks... Küsi minu käest kõik küsimused ja uuri välja kõik minu füüsilise tasandi energialekked, kõik minu emotsionaalsed energialekked, kõik minu mentaalsed energialekked ja enesearmastus või enesevihkamine, eks ole, enesearmastuse puudumine, hirm ongi kõige suurem energialekke üldse, aga siis ta nagu spetsifitseerib veel selle ära, et ta otsib detailselt selle kõik välja ja siis sa hakkad nägema seda üldpilti, sa vaatad, ja see annab sulle selle, et sa saad aru, mida ma muutma pean. Sealt tuleb see välja. Ehk see aju selles mõttes on nagu hästi tähtis ja mida ma täna veel näen on just see, et see negatiivne mõtlemine, ennast saboteeriv mõtlemine, kriitiline mõtlemine, hinnanguid andev mõtlemine, piirav mõtlemine, ma ei tea, uudiste jälgimine, see on kõik täielik energialeke ja nagu täiesti vastupidiselt loov ju sellele, mida ma tegelikult tahaksin. Et kui me küsimegi seda küsimust, et milline inimene saab saada siis ütleme 12 või 15 miljonit jälgijaid, ja siis see raha, mis sellega kaasa tuleb. Millised uskumused mul peaksid iseenda kohta olema? Milline peab olema see enesearmastuse tase ja usk iseendasse? Usk sellesse missiooni, mis ma teen? Usk nendesse teadmistesse, mis ma saan? Kui palju tuleb praegu igasugusest väljast kogu aeg seda, kõik tahavad torkida, ei see pole õige, see pole nii ja see on nii ja kõik tahavad targad olla. Tee ise, kirjuta ise raamatuid ja mine siis räägi. Kõik tahab ja see David Goggins ütles väga hästi, et nii kui sa hakkad tõusma, et sa oled inimestega temal tasandil üldiselt, ja nii kui sa hakkad tõusma, nii kõik tahavad sinna alla kohe tagasi terida, et see oleks täpselt samasugune koos nendega. Nad ei taha, et sa kõrgemale tasandile läheksid. Ja siis ongi see, et siis ma näen praegu kogu aeg, kuidas see enesearmastus ja nende piiride seadmine ja nende energialekete kinni panemine ja nüüd hakka jälgima, mis su peas toimub iga päev.
kuidas keegi teeb midagi, siis see energia läheb sinna, ketrab. Kuhu sa oma energia suunad? Jälle osa energiast läinud, tuleb järgmine teema, järgmine, jälle läinud. Kas see nagu andis sulle midagi? Või see võttis ära sult midagi? Keegi ütles, mingi reel, mida ma nägin, mäeta, kes see oli, ütles, et on 2 tüüpi inimesi. Patareid ja tolmuimejad. Appi kui jah. Et kui see inimestega koos on, laevad sind või tõmbavad sind tühjaks. Ütles, et vaata kõiki asju nagu, ja see on jumala õigesti tegelikult. Patareid ja tolmuimejad, appi kui jah. The batteries and vacuum. Et tõepoolest vaata nagu seda nagu kõik, aga sa ei pea seda inimeste tasandile ainult, vaid ka nagu mõtle näiteks kasvu oma mõtete tasandil. Et see mõte, mis ma praegu mõtlen, kuidas ta kogu minu süsteemi toidab. Ja siin, mis ma olengi ka öelnud, et väga hea koht on selline, et me võtame selle sama mõtte, kui tuleb mingi, ma ei tea, negatiivne, aga sa pead hästi nagu kohale tulema teadlikuks saama. Et kui tuleb see negatiivne mõte, jõuab siis sinu kohale, sinu pähe, kust väljast või ükskõik kust on seest mingi asi tõuseb ülesse, siis loo endale mingisugune rida, mingid toredad asju, millele mõelda, mida sul oleks vaja ja hakka tegema seda mõtete väljavahetamist, et muutmist lihtsalt. Et võtta oma mõtete üle täielik kontroll. Ja siin minu meelest on hästi oluline see just, et me hakkame tõesti iseendast üle saama, et me hakkame seda piiri avardama, mis meie teadus täna arvab, mis on võimalik. Mulle meeldib siin see musta kohvi teooria, oled kuulnud? Ei. Ma üritan nüüd oma sõnadega selle edasi kiirelt anda, aga et inimene läheb kohvikusse ja tahab tellida kohvi, ütleb siis baaridammile, et tehke mulle kohv, aga mitte must kohv. Siis barista küsib, et mis ma siis teen? No mitte must kohv. Läheb istub maha ja siis, mis talle lauda tuuakse, on must kohv. Sellepärast, et see oli ainus asi, millest ta rääkis, millele ta keskendus. Ja elus ongi nii, et see, millele sa keskendus, seda ka saad, kõik ju peegeldab sulle vastu. Kui sa näed, et kõik su ümber on negatiivne, siis järelikult sa oled fokuseeritud sellele negatiivsele. Jälle kõik algab 2 kõrva vahelt, muuda lihtsalt oma mindset positiivseks ja sa näed, kuidas kõik su ümber läheb ka positiivseks. No nii lihtne tegelikult ongi, on ju, lihtsalt õige klõkk. Aga just see, et kuhu sa oma energia fookuse suunad, et täpselt mis su mõtted on. Kui sul on negatiivsed mõtted, mingi halb teema siin fookuses, siis sinna see lähebki. Sul on see, mul ei ole raha, ma pean rohkem teenima, siis sul ei olegi. Ja igal juhul, aga just kui see kuidas ma enese kohta arvan, kuidas ma enese kohta räägin iga päev. Ja juba seega just, milliseid mõtteid ma oma pähe luban, millist informatsiooni ma oma pähe luban. Need on need kõik see, et kui ma olen prostituut, siis see on solki täis. Täna hommikul just vaatasin ka ühte riili, kus üks mees ütles samamoodi, et me ei ole mõeldud elama nii, et me vaatame 5 korda päevas, kus keegi jälle surma sai või kuidas keegi kuskilt õhku lasti või scrollides või ongi, et see on kõik nii, et sa pead tõmbama ennast sellest mullist välja ja eriti, kui sa tahad näiteks, ma ei tea, toon näite, et kui ma tahan selle 12-15 miljonit jälgijat näiteks saada nende teadmistega jõuda sellise massini, milliseks mu fookus peab minema? Kui palju mul saab olla, okei, see võib käia ka ülikähku. Saad aru, üks inimene näeb, õige inimene. Ma räägin siia, mul oli üks värvikas kogemus sellega. Üks naisterahvas kirjutas mullegi välismaalt. Miks ta nägi mu neid teadmiseid. Siis ta pöörduski minu poole, tahtis seda ristimisest vabastamise rituaali saada. Aga siis ta palus, et ma taga vestleksin ja siis ma vestlesin temaga. Ja siis need asjad, mida ta rääkis, see oli nagu, see oli selles mõttes see oli nagu kosmiline. Tal oli mingi üks väga huvitav situatsioon olnud, mida ma praegu ei hakka avalikult jagama, aga ta on mehega mõlemad olnud kõrged siis samamoodi need Navy Sealid ehk merejalaväelased. Ja ta ütles, et nad olid kõik tavalised inimesed, vaata. Kõik vaktsiinid, värgid, särgid, kõik paide pukk nii-öelda raamatu järgi. Ja siis kui koroonaaeg tuli mingil põhjusel, ta sattus, mäeta kuidas ta oli ka kunagi Hollywoodis töötanud 2 aastat, ta on kogu seda maailma näinud. Ja siis ta sattus sükesse uurimusgruppi, siis kus hakati seda koroonavaktsiini uurima, aga mitte nagu teadlaste poolt, aga nagu vastaspoolt. See, mis sealt nagu välja tuli. Ta ütles, et nad avastasid, et seal on sees 80 erinevat parasiiti. Sellepärast see vähk on läinud seda plahvatusega. Kujutate 80 erinevat parasiiti inimese organismis või?
see on saad aru, see on sõnu seletamatu. Mis väga äge oli see, et ta rääkis, ta mees oli näinud vahetult enne 9.11, kuidas Pentagoni toodi see lennukimootor selle rataste peal kohale. See oli ka siis mees oli ka olnud, see küll siin olema ei peaks, mis see siin teeb? No, sellised asjad, saad aru. Ma olen ise ka mõelnud nagu huvitav, et palju neid nagu päriselt kõrvalt pealt nägijaid seal oli ja nagu siiamaani kästakse neil nagu vait olla või nagu, et sa ei näinud midagi. Aga sellised nagu sellised asjad, et ja näed täitsa lampi inimene teiselt poolt maailma võtab mu ühendust, eks sa. Ei no täiesti lamp ei ole siin midagi. Ei olegi, aga siis ongi ka see, et ma tahtsin öelda, et võibki olla, et keegi märkab sind on ju, temal on mingi tutvus on ju, saad sinna on ju, see plahvatabki. Kas sa ei saagi ise endale neid piire ette seada, et seda nagu luua, et ma loodan, et see tuleb mulle niimoodi või äkki tuleb niimoodi, sa piirad kohe. Siin on nagu lõpmatuseni neid võimalusi. Kuidas juhtub, sa ei pea sellele üldse mõelma, sa pead teadma seda lõppeesmärki, mis sa tahad, sa pead oma uskumused paika panema ja see, kuidas see sinuni tuleb, no see ei ole sinu mure enam. Ja täna siis nagu see Don Juan de Marco elad juba selles mindsetis kogu aeg. Sest sul juba on see kõik olemas. See kõik on olemas. Tegelikult ongi, sa pead ise lihtsalt sinna tasandile minema. Ja absoluutselt, ja selles mõttes, et on olemas juba paralleelreaalsus, kus see kõik on olemas, lihtsalt küsimus ongi selles, et kas mina saan selle ukse lahti tehtud ja see sõltubki, eks ole, sellest, mis meie peast toimub. Nii et selles mõttes jah, et inimesed saaksidki aru, et see aju loob meie reaalsust, tunded ka loomulikult on ju see hingetasand loob, aga aju ju tekitab mõtte. No see kõik siit seest poolt ütleme siis ja, nii. Just, et see ongi see värav ja siis nagu ma ütlesin, siis kui see enesearmastus tekib, kus tekib, eks ole, rahu, kus tekib algallikaga ühendus, tekib siis, kui tekib see täielik tasakaalu koht ja tasakaalu koht tekib siis, kui tekib täielik kohalolu. Täielikus kohalolus ei ole, sa ei ole enam tulevikus, see pole minevikus, see pole hirmus. Lihtsalt oled. Sest oled. Ja sa said keskele kokku ja siis avaneb see värav, ehk siis, kui sa saad selle algallika ühenduse kätte. Ja see on nagu täna hästi oluline, et ei ole vaja mingit 10 aasta strateegiat ja plaani on ju. Jah, just täpselt. Et ma ei tea, kui kaua peab. Vaatasin üks päev, keegi postitas, küsis see nartsissistide grupis, et terapeuti tahaks saada ja nii edasi. Ma kirjutasin selle vastu, et mina tegelen spetsiifiliselt selliste asjadega ja tulemused on väga kiired ja... Ma pean korra küsima. Nagu seal grupis on nartsissistid ise või seal on inimesed, kes on kannatanud? Kes on nagu nartsissistidega olnud suhtes. Aga siin ikka satub vahel mõni nartsissist ka, nad viskavad neid küll välja sealt, aga vahel saab. Ja siis üks naine kirjutab sinna alla nagu, et ei, et tema käis ikka mingi terapeudi juuris ja tervenemine on vähemalt 1,5 aastat ja kiired lahendused ei toimi ja nii ja naa. Vaat see mõtlesin, kui sa usud seda. Ja täpselt nii ongi. Ja tema usub seda ja siis ongi kogu lugu. Ega midagi, mina näen inimest, kes tuleb väga keerulises kohas, 6 aega on meil teine pilt. Ta käib ju ainult korra nädalas, ega ta iga päev minuga koos ei ole. Et siin ei ole nagu sellist, et loomulikult asjad võtavadki selles mõttes aega. See nii, aga näiteks sõltuvustest vabanemisega nagu. Ja. Et sa võid lihtsalt üleöö nagu mis tahes sõltuvusest vabaks saada. Sest et see versioon sinust, kellel ei ole sõltuvus, seda pole kunagi eksisteerinudki. Jah, olen täitsa nõus sellega. Ja minul käivadki tavaliselt mingid asjad nagu üleöö ja tehtud. Ja siis üks suur energialeke, millest ma tahan rääkida veel siia lõppu, on seksuaalsus. Ma loodan, et kõik ikkagi teavad, mis siin Matrixis selle seksuaalsusega tehtud on. Et see on see porno ja see enese rahuldamine nagu kõik selline nagu energia välja lüpsmine just. Ja kuidas see seksuaalsus, mis on tegelikult täiesti tõesti jumalaga ühendav ja mis peab olema ikkagi alati, puhas on ta siis, kui ta on armastusega seotud. Ja täna ka paarisuhetes me näemegi seda, et naised väga palju otsivad just seda hingelist ühendust ja et päriselt ollakse kohal ja kõike. Ja mehi on õpetatud tõesti palju selle pornomaailma järgi, et maha ja taha ja suurem osa inimestelt ongi saanud selliseks närvisüsteemi nagu maha laadimiseks. Ja mulle väga meeldis, et ma armsad sõbrad tegid jumala ägeda kaardimängu, et ma soovitan ka oma teraapia klientidele seda, kes on ka nagu ühenduse ära kaotanud, ei oska enam teed teineteise juurde leida või ei ole see seksuaalsus kunagi nagu väga hea olnud, et kuidas sellesse imeilusasse asja tegelikult, mis paarisuhet väga ühendab ja väga hoiab seda omavahelist kõike energiat, lähedust, intiimsust, et kuidas see seksuaalsus viia nagu teadlikumale tasandile. Ma saan aru, et kõik inimesed ei tule tantrakursustele ja ei julge sellest võib-olla palju rääkida, aga selline kaardimäng nagu naudingute laegas, ongi seal nagu lehel siis naudingute laegas. Võid näidata ka kaamera poole. Et näitan siis niimoodi. Ja ma teen selle korraks siit lahti ka, et siin sees on siis liivakell
et noh, see on sublimatsiooni kell, et energia liigub alt üles nii nagu tantras ikka. Aga see on tore sellepärast, et siin on 3 tasandit sees ja inimesed võivadki alguses alustada väga ettevaatlikult, näiteks algusest peale, et esimene tasand on see, et lihtsalt, et kuidas me teineteist puudutame, kuidas üldse hakata lähedust looma, mingi silitame kätt, masseerime pead, nagu erinevad asjad, sest ka meil on ka see, et meil on ka see inspiratsioonivaegus, vaata, ja me oleme veel ellujäämistasandil, on ju, meil ei tule neid ideid, me ei tea, kust otsida. Ja siin on igasugused tunnustavad sõnad, räägi teineteisega midagi ilusat, ühesõnaga iga harjutus on siin olemas, siin on raamat, eks ju, ja juhend olemas. Ja muidugi miks see mäng minu meelest üldse kõik see on hästi tähtis, et see on ju närvisüsteemile, kehale, meelele, seksuaalsus on tohutult tervendav. Õige puhas seksuaalsus on äärmiselt tervetav. Ja veel nendel inimestel näiteks, kes on seksuaalselt väärkoheldud. Õige puudutus võib nagu kõik muuta ja närvisüsteemist näiteks saab vabastada väga palju pingeid sellega, traumasid. Aga seal on just vaja seda, et see lõdvestumise koht saaks tekkida. Selles väärastunud seksuaalsus, vaat seda lõdvestumist kunagi ei teki. Ja teine tasand on siis see, kus inimesed, kus siis on eelmäng. Et milline on siis see ilus ja harmooniline eelmäng, hästi toredad harjutused on siin. Et siin jälle nii inspiratsiooni, kui siis ka just, et sa saadki selle mänguliseks teha, sest minust läbi mängu me alati õpimegi nagu hästi toredasti. Ja 3. tasand ongi siis armatsemine. Ja tegelikult võib ju ka seda teha, et sa iga kord ei lähe armatsemiseni, vaid teed alguses lihtsalt ühendamist, kus alguses ühenduda on ju, võib õppida eelmängu ja küsida teineteise käest ka, et mida sa tegelikult vajad, mis sulle meeldib ja hakata seksuaalsusest rääkima. Sest väga paljud inimesed, ma tean, on eluaeg pimedas teki all ja ei ole mul on olnud kliente, kes oma partnerit pole kunagi lasta näinki, kuigi on 10 aastat koos elanud või 30 aastat koos elanud päriselt ka. Et ühesõnaga. Aga anyways, ja neil on ka, äpp on ka olemas, on ju. Aga kuna ta on tõesti mu sõprade mäng ja ma väga selles mõttes toetan neid, et see on midagi, mis on äge. Ja see tõesti loob inimeste jaoks väärtust. Et kes tahab endale seda tellida, võite siis naudingutelaegas.ee lehele minna ja kui seal on ka sooduskood Katrin, et siis saate ta 5 eurot odavamalt, aga see on nagu maagiline tervendus närvisüsteemile, paarisuhtele, teineteise jaoks. Et füüsiline puudutus on nagu kogu maailm. Ja täna on see, et me oleme teineteist nii kaugeks jäänud, me ei puuduta teineteist, istume nendes telefonides. Inimesed on üksikumad kui kunagi varem, nii et ma 2 käega toetan neid asju, mis toovad meid kokku tagasi. Mis päriselt panevad meid teineteist värkama ja toovad seda teadlikkust ja nagu väärtust asjadesse juurde. Et see on nagu hästi ilus. Teemegi siia lõpetuseks võib-olla siukse väikse kokkuvõtte veel, et mis need punktid siis on nagu kust alustada, et nagu jõuda sinna enesearmastuseni, kuidas see terve paarisuhe seal üldse siis nagu tekkima saab hakata, et äkki paneme kuidagi nagu järjekorda veel siia lõppu korraks need. No enesearmastus hakkab ikkagi sellest, et võtame siis nii, puhastad ennast kõikidest mürkidest ära, eks, puhtaks ennast, füüsilisest tasandist, mürgid välja, terve keha, emotsionaalset tasandist, mürgid välja, närvisüsteem korda, terved emotsioonid, meele tasandilt, mürgised mõtted välja, mürgine informatsioon välja, toksilised inimesed elust välja, kõik mürk välja, hästi tugevad piirid, kõige suhtes. Tolerantsus teatud asjades 0, et see on see radikaalne enesearmastus nii-öelda. Ja kui keegi arvab, et see on isekas, siis see ei ole isekas. Lapse vanema vahel tasakaal, mõlemad peavad olema toidetud. Ei saa olla nii, et last kantakse kätel, tõstetakse taevasse ja siis ema on ise täiesti ribadeks. Mitte kedagi see ei aita, mitte kedagi see ei toida ja laps kasvab samamoodi üles tegelikult täiesti ebatervete mustritega. Näita mulle, kes seal kuskil teises suhtes tahab seda memme poega pärast tema jaoks elada. Eks ole, väga paljud emad teevad seda poegadega näiteks või ükskõik. Meil ei ole vaja äraelitatud printsesse ja äraelitatud printse. Ja et see enesearmastus on siis põhimõtteliselt kokkuvõtvalt ongi nii ja põhiline on see, sa võtad täielikult vastutuse kogu oma kogemusest. Isegi kui sa tahad väga kedagi süüdistada, unusta ära, võta vastutus. Midagi ei juhtu, kui sa võtad vastutuse. Ja teine asi on see, et sa, mis ma tahtsin öelda, võtad vastutuse, eneseregulatsioon.
Sa õpid täielikult kogu aeg ennast reguleerima. See on hästi tähtis olla, see ei tule alguses alati väga hästi välja. Oma mõtted, tunded, käitumine. Energia, mul on vähe energiat praegu, ma olen väsinud. Järelikult ma seda või seda ei tee. Või ma ei taha praegu trenni minna, aga ma tean, et mul on vaja minna. See mõjub mul hästi, ma lähen. Samas pead sa ära tunnetama selle koha, kus ei ole mõtet trenni minna, sest sa oledki nii tühi, et su praegu on hoopis vaja puhata. See põhiline on see, et hakata saama tagasi ühendust iseendaga. Ennast kuulama, ennast tunnetama, aga sa seda ka ei saa, kui su sees on 1000 asja, mis seda ühendust kogu aeg häirivad. See suhkur, see alkohol, need uudised, see telefon, see inimese kõige raskem ülesanne täna on tead mis või? No. Iseendaga olla. Päriselt ka. Inimene ei suuda iseendaga olla. See on nagu kõige raskem ülesanne üldse. Üksi. Just on issand, kui juba vaadata seda, et inimene sööb ja tal peab olema mingi video ees. Nagu et inimesed ei suuda isegi süüa enam, rääkimata sellest, et niisamagi, kui inimesed on koos, siis scrollivad, on ju, et nagu täpselt ütlesid teine teise jaoks nagu enam aega ei ole, et inimesed on üksinda isegi, kui nad on koos. Aga nagu ei suudeta üksi olla. Seda mina lihtsalt mõtlen, ma näen seda lastega, see on katastroof. Laps tuleb seal Golden Clubis, ma olen trennist, tuleb trennist, mis iganes trenn tal on, ma arvan tennis. Tuleb sinna, võtab sealt selle toidu sealt Rebel Cafest. Tal on kogu aeg telefonis videoga. Ja siis sel ajal, kui ta ootab seda toitu, tal on see, kui see toit tuleb. Ma käisin Riias alles kassiga arsti juures. Ja siis läksin restorani sööma ja seal istuvad vanemad koos lapsega, plika mingi 6-7. Ja kogu selle aja laps vaatab videot, kui nad seal söövad ka. Ise sööb samal ajal. Ma nii tahaks kogu maailma ju parandada, ma olen see tegelane. Aga ma ei saa minna midagi ütlema, aga ma tahaks öelda, et kas te teate, mida see teie lapsega teeb? Kas te teate, aga ma ei saa vägisi teha, ma teen seda siin. Üks asi on lapsed, aga täiskasvanud samamoodi tegelikult. Lapsel on meil hullem vaata, saad aru, sest on tema aju ja närvisüsteem areneb, täiskasvanu ja on hull. Aga... Ma mõtlengi seda kohta, et nagu võta see vastutus nüüd ja nagu hakka ise kontrollima. Ja mis on veel, et oma laste suhtes, et lapsed õpivad läbi eeskuja. Nagu kui sa ise istud ekraanis kogu aeg, kui sa ise sööd suhkrut, kui sa ise teed mingeid asju, siis sa räägid, et seda ei tohi teha, seda ei tohi teha, seda ei tohi teha. Et valetada ei tohi, siis ise valetad nii, et suu liigseb näiteks. No ma olen seda küll näinud vanemate puhul. Et mõtle, võta vastutus, nagu vaata endale päriselt otsa. See on üliraske, see ise endale otsa vaatamine, seepärast inimesed kogu põgenevadki vaata ära. Et ei taha kõigele sellele tõele tegelikult otsa vaata. Aga kui sa sellest hirmust üle saad ja tead, kui vabastav see on, sa saad sellest maatriksi lõksust välja. Mida ma olen viimased nädalad pidanud inimestele kogu aeg ütlema, eksida on okei. Eksimine on okei. Sükst asja tegelikult nagu eksimine pole olemas. Sa teed midagi, siin on tagajärg, siin on kogemus, mine sellest läbi. Eksimist ei ole olemas, aga meil koolis õpetatakse, eksida ei tohi koheselt, koheselt sõimata, koheselt, mis ainult üks õige vastus. Just, et see, mina olen hästi vastu võtnud kõik need eksimused või mis iganes ma siis teinud olen, kus ma teistele haiget teinud. Ja see on olnud väga vabastav. See on tegelikult ülivabastavalt see kõik ajakirjanduses olnud. Sellepärast, et ma pidin siis selle vastu võtma. Ja ma täna ei ole mingit probleemi seda öelda, aga mul ei ole kuskil seal mingit luukerekapis, mis seal istub, ainult ma vastu ei taha võtta, kui palju ma näen seda täna inimeste puhul. Need on väga rasked kohad need. Ma olen nii täiuslik, ma olen nii ilus ja kõik see, aga siis see mingi asi, see mingi pimed koll istub sul seal voodi all ja iga hetk võib välja hüpata. Ära tee seda. Lihtsalt tule välja sealt nagu. Et see on oluline. Ja kui sa küsid nüüd, kus saab alguse terve paari suhe, siis et alustame siis kõigepealt sellest, et kui sa kohtud uut inimest, kõigepealt ole sõber. Ära mine voodisse, oota, lihtsalt oota, see on jälle, meil puudub võime hoida energiat. Kui me rääkisime siin seksuaalsusest, kuidas tekivad nagu võimsad orgasmid ja kõik nende kõrgemate tasanditega ühendamine, võimest energiat hoida, mitte lasta selle välja plahvatada, mõistad? See on treening. Hoia seda energiat, hoia seda erutust, hoia seda kirge. Oota. Vaata, kui ta üle läheb, mis siis saab. Eks? Et luba nagu asjadel olla, õpi seda, et seda pikaajalist dopamiini on ju, et ma ei söö seda kommi kohe ära, hiljem saab koogi, see oli nüüd halb näid. Tervislik komm ja tervislik kook. Et me tahame seda kõike kiiresti kohe, et saaks see rahul see kätte, see nälg on nii suur. Ei, rahune maha.
lihtsalt ole, lihtsalt luba kõigel olla, see on nii tähtis. Just see nagu rahune maha, ma nägin ühte nii head videot, naine tegi seal 3 eri varianti, ta tegi pesi nõusid hästi kiiresti, see oota, rahune maha, kus sul kiire on. Ja siis hakkas rahulikult pesema nõusid. Ja seal olid veel mingi paar sükest näidet, et noh, ma ei tea, tõmbas tolmuimega üli kiiresti seal rapsi, siis oota, rahune maha. Rahulikult korista seda asja, nii et noh, iga asjaga nii. Aga see, mis paneb rapsima, on hirm. See hirm on see, et äkki see inimene ei taha mind, äkki ma endast ilma, äkki ma. Aga kui sa ootad, siis tulevad päris asjad. Kui sa siis inimesest jäid ilma ootamise ajal, siis see polnud õige. Väga hea, et ära läks, sa säästsid ennast nii paljust nagu energia raiskamisest, valest suhtest, mida iganes. Et see on tähtis. Muidugi kõige ette paneme selle enesearmastuse on ju. Aga siis ongi, enesearmastus loomulikult, aga see, mis me rääkisime praegu, ongi enesearmastus. Ja siis ongi see, et kui sa suhtesse lähed, alati võib teine inimesele haiget ja sa võid seal mingid asju väljendada ja välja öelda, mulle see ei sobi, minu piirid on sellised, mulle see ei meeldi. Mis iganes, sa peadki ennast tundma, õppima, väljendama, aga reguleerima nagu suures pildis pead sa ennast ise, paarisuhete põhiteema on see, pannakse oma õnne tunne teise peale. Vot seda ei tohi lihtsalt teha, et minu töö on ennast hoida õnnelik, on ju. Olen kehaliselt terve, tunnen ennast hästi. No sa ise otsustad. Või nagu sa ütlesid, et teine saab sulle haiget teha, aga nagu sa enne tõid selle filmi näite, et keegi ei saa sulle haiget teha, kui sa ise endale haiget ei tee. See inimene võib sind trigerdada, aga sinu reaktsioon ju tuleb sinu seest, sina otsustad, kuidas sa reageerid, kas sa lased selle endale haiget teha või täpselt sa protsessid need emotsioonid läbi, töötad läbi ja muudad selle halva emotsiooni heaks emotsiooniks, noh, mis iganes nagu siis edasi tuleb, aga just see, et sa ise ju kontrollid, kuidas sa reageerid ja kuidas see sind mõjutab. No jah, aga kui keegi ütleb sulle kogu aeg näiteks, et sitabea, siis mina ikkagi väljendaksin, ütleksin, et sa ei ütle mulle nii. Et ma ei pea elama inimesega koos, kes niimoodi nagu käitub kogu aeg, mõistad. Sa sead ikkagi ka, siin on ka see piiride koht oluline või näiteks. No jah, just üks asi ongi see, et noh, okei, et sa ei tee sulle haiget, aga teine asi on see, et sa ei ütle mulle nii ja kolmas asi on see, et sa kõnnid minema. Sa ise otsustad, kellega sa koos oled, just see piiride seadmine. Näiteks mees tuleb koju, ütleb, et tee mulle süüa. Ja siis ma näiteks teen talle süüa, ei väljenda, ütleme oma piiri, et ma tegelikult olen väsinud, vaata. Ja siis ma pärast näiteks olen pahane, me lähme riidu. Sellel hetkel oleks mina pidanud ütlema, ma olen väsinud, ma ei tee sulle süüa, ma puhkan praegu. Näiteks nüüd tema solvub selle peale võib-olla. Seal tema solvud ei tohi, see on eneseregulatsioon, ma võin talle ei öelda. Ja mul on õigus ennast valida nendes kohtades. Mina ei ole vastutav sellest, sa oled suur poiss. Mine võta ja prae endale muna ja kui sa seda ei oska, siis sükse mehega ei ole ka midagi teha. No see põhimõtteliselt, ma loodan, inimesed saavad aru. Iga üks peab ise saama pistil käidud, potitatud, ennast söödud, ennast seda igal mõttes. Iga üks peab olema autonoomne, suveräänne isik ja kui need kaks tulevad kokku. Nüüd too see maatriksi tasandile, kas sa saad ilma maatriksit hakkama? Ei saa me keegi praegu. Aga see on ka oluline, et me ka sealt välja tuleksime. Ja see on samm praegu. Kõigepealt sa hakkad ennast arvestama. Siis sa teed ennast oma keha, emotsioonid meelevabaks. Ja siis sa hakkad üles ehitama seda, et sa tuled sealt maatriksist välja, et sa ei sõltu enam süsteemist. No tead, ma ükspäev mõtlesin, et no kui ma siia maatriksist juba tulnud olen, äkki teeks nagu seda Matrix Maxingut, vaata, võtan pangalaenud ja panen lapsed lasteaed ja kooli, et kui ma juba siia tulin, et äkki teen selle mängu kaasa, vaata. Jube, ära räägi, jube lihtsalt. Ja ma tulin sealt väljapoolt maatriksit, on ju, et seda kogeda siin sees. Lõdast, et siia maatriksit täiega. Aga lähme siis kohe jooma suhkrut sööma, suitsu tegema, mis me siin ikka jamame. Nagu hakkasin mõtlema, et lihtsalt mis siis? Juba sitt on olnud. No see enesetunnet ei saa. Jälle tasakaal. Suurem osa inimesed elavadki nii, et kogu aeg sitt olla. Nad ei saa sellest aru tegelikult. Keha kogu aeg karjub, aga sa ei kuule. Kõik kohad karjuvad ja sa ise karjud ju ka kogu aeg. Sa olla karjud teiste peale kogu aeg ja siis kõik kannatavad. Selles mõttes ikkagi ma ei tea. Ühesõnaga, selle saate mõte on see, et armastage ennast, hoidke ise ennast. Elus on oluline kvaliteet. Ärge müüge ennast odavalt ja olge prostituut, saage üle hirmudest, eriti sellest hirmust, et kui ma jään eluks ajaks üksinu, siis jääd. Ja sa saad ise ka ennast armastada paide või endal saab ise ka pai teha. Ja absoluutselt võtke vastutus. Ja mina arvan, et siin episoodis oli nii palju põnevat infot, et seda võiks 2 korda lausa läbi kuulata. Iga kord kuuled midagi uut. Jah, täpselt. Aga kohtume järgmine kord ja ärge unustage vajutada like ja subscribe ja jagage seda infot ka oma tuttavate ja sõpradega. Järgmise korrani, hei! Tšau!